Tšau, Kati. Tõuki tsau. Nii, sa väitsid, et vihma sajab teil, aga vaatamata sellele sa näed nii hea välja nagu alati. Nüüd. Aitäh, aitäh. Vihma kätte ei tasu minna, vaata, sinul ei saja, ma näen. Ei, ja siis ma nüüd tahtsingi kõigile näidata, et kui ilus on, uskuge, et suvi ei ole kaugel. Ta siitpoolt läheb vaikselt teie poole. Eks ta niimoodi liigub edasi-tagasi. Aga Kati, sinust ma olen rääkinud selles suhtes, et nüüd ma räägin selle loo ja siis ma räägin siis ma annan sulle mikrofoni ja siis räägin ka sinu edukuse koodist. Siis Kati on see naine, keda mina nägin kunagi Kai Oja koolitusel ja siis Kati tuli sinna mina pildist rääkima. Ja see toimus äkki umbes 5-6 aastat tagasi, ma täpselt ei mäleta, võib-olla sa mäletad seda aega. Ja siis ma vaatasin, suu ammuli, vau, appi, kes see on selline, kes ütleb lihtsalt otse omadega ja teate, siis mul jäi selline nagu väike lapse unistus nagu minu sisse ja ma mõtlesin, et ma tahaks nii tohutult selle naisega rohkem tuttavaks saada. no ja siis ta jäi sinna, see minu mõte. Siis Kati hakkas tegema mingisuguseid neid chat GPT-ga seotud igasuguseid ai maailma avardamist ja kõik muud asja ja siis juhuseid ei ole olemas, Kati jälle tuli minu pilti ja siis üks, teine ja kolmas asi. Ja siis Kati pakkus välja mentorlusprogrammi või mingit, mis oli see minu pildiga seotud, eks ju. Ja siis ma Mhm, mõtlesin, et ma ei tea, nagu liiga palju, et las ta jääb. Siis läks mhm. nõksakene aega ja siis Kati saadab mulle kirja ja siis ma mõtlesin, et Merike, mis asi see nüüd on? ühesõnaga, ma olen väga tänulik, et sa mu elus oled ja ütlen selle kohta niimoodi, et tasub unistada suurelt ja lasta selle lihtsalt laagerdada, sest see läheb täide üsna kiiresti. nii, vot see on Jaa. sissejuhatus ja sina mind niikuinii tähele ei pannud seal miljonite seast, aga ma arvan, et väga paljud unistavad sinuga kokku saada. mu pastakas kukkus maha, ma korraks kummardan, sa võid rääkida. Davaiks. Jaa, ei, üliäge. Selles mõttes ma arvan, et see Kai asi oli äkki mingi 6 aastat tagasi, sellepärast et seesama Minapildi restart tuli 6 aastat tagasi esimest korda, onju, ja Kai oli esimene, kes seda siis edasi õpetas, seda Minapildi restarti. ja nüüd ma olen aasta aega jälle teinud, sest raamat tuli uuesti välja, onju, ja siis kuna ma tegin siis erinevaid kihte, sest mis mina teen põhimõtteliselt ainsana oma elus viimase aastast 2011 onju, ma olen minapildi lummuses ja kuidagi ma ei tea, mul on mingisugune kindel veendumus, et inimesed on lihtsalt oma selles minas kuidagi nii kastis kinni ja siis ma kirjutan ja uurin ja kirjutan veel ja veel ja veel, onju. ja sina tulid sellega, et mul viimasel ajal, ma arvan, et see on mingi aasta, tegelikult see on isegi 2 aastat, on hästi palju mingisuguseid numbreid läbi jooksnud, mingi hull numbrite teema on tulnud, onju. Ja siis ma kirjutasin sulle, ma ütlesin, kurjam, Merike, mul on vaja muutuste mentorite lehele, ehk siis meil on seal üliäge nagu mentorite kogukond, et mul on vaja kedagi, kes saaks aru, mis maailmas kõige vanemas keeles toimub, on ju, et numbrite keeles. ja siis kuidagi siin me nüüd siis oleme. ja ja, kuna sina oled minu Youtube'i iidol, vaata, siis mul oli mingi, muidugi ma tulen su juurde. et ja ja. nüüd me siin siis oleme, on ju. jah, siin me täpselt olemegi ja see, mida sina teed, on ju see, et sa avardad täiega meie siin kesta all olevat teadvust üldse, mis maailmas toimub ja see, et sa aitad tõsiselt nii hästi hoida seda, et me saame ise nagu hoida oma sõrmi oma pulsi peal, et me millestki maha ei jookseks. ja kas seda tõesti on kõigil vaja teha, seda mina ei tea, aga sa annad need näpunäiteid, et me lihtsalt tunneksime, et meiega on kõik hästi. see on nagu kõige Mhm, olulisem, sellepärast et sa teed palju erinevaid kursusi ja minu meelest see on võrratu, igaüks ise saab ju otsustada, kas ta tahab sinna tulla või mitte. ja see punt, mhm, mis meil on siin muutuste mentoritel, siis see on nii, nagu sa meile paned sinna Whatsappi rühma ka, et mega lahe oli täna ja neid tänasid on nii palju. kogu aeg on lahe ja sa oled laheda pundi kokku saanud selles osas, et seal on ka noori. et mhm. kuidas sa need noored sinna said? kuule, see ongi, vaata, mina pildiga ongi täpselt see asi, et noh, mina ise, kuna noh, tegemist on palju, on ju, siis ma ise neid kursusid ja asju ei jõua nii palju üldse teha.
ja siis kuidagi tekkis, et mida me selle muutuste mentoritega ju tegelikult lahendame, on see, et ega kellelegi peale pole mõtet surudagi mitte midagi, on ju, aga maailm muutub ja selles mõttes meie peame koos maailmaga muutuma. ja, ja ma mäletan, esimesest kursusest oli hästi palju räägiti noorte teemal. Noh, esimesed mentorid on ju, et see punt on ju meil niimoodi, et me saame 40 mentorit kokku ja siis me hakkame igasuguseid ägedaid asju tegema koos, on ju, sest noh, üksi ei tahagi, on ju. Ja räägivad, siis mõtlesin, et kuulge, et mida me räägime nendest noortest, et meil oleks noori vaja, et nagu miks me lähme noh, räägime noorte eest, on ju. Ja siis ma hõikasin välja stipendiumi kohad ja circa 100 avaldust tuli ja siis noored tulid punti ja noh, sa ise ju koged seda, et nad on ju tegelikult nii kihvtid, on ju, et vahepeal vaata, et seal avatumad ja kiiremad õppijad kui see 40+ on ju. jaa, see on võrratu ja samas ka see, et meil on nii palju nagu neilt õppida ja nii me segunemegi selles suhtes, et need grupitööd, mis sa ju seal välja nuputad meile, need juba ühendavad meid omavahel ja arva ära, 2 esimest julget tulevad minuga podcast'i. oo Markus Ja, ja Tarja ei, Rebecca, Maria, minu meelest Rebecca, Rebecca või? minu meelest parkuuritüdruk. ja Rebecca, Jess. väga äge, ja väga nii et kihvt. on ja ma olen nii nagu eufoorias, mäletad, see viimane kohtumine meil ju läkski niimoodi, ma ütlesin kõik Youtube'i. Et noored kirjutasid, nii et ja täna kusjuures peale meie siin sellist salvestust ongi siis Markuse kord. hoiame ohoh, pöialt alla ja nii hoiame äge. täiega. sa teed hästi suurt asja selles suhtes, et vaatame, mis siit kõik looma hakkab, aga lähme siis su numbrite juurde. ma arvan, need, kes pikemat aega siin numbrite keeles on ja kes ka sind on näinud, siis mõtlevad, et tahaks teada, mis numbrid seal kasti sees on. ma tahaks ka teada. Jaa, ja sinu sünnipäev on üleüldse üks maagiline päev. Ma ütlen selle siis välja, ainult selle päeva, kuna see on kihvt päev. See on 18. Ja selle kohta ma ütlen, et see on Harry Potteri võlukepikene. Ehk siis sina oled ka kindlasti tajunud oma elus ja kusjuures nüüd viimane kohtumine, mis meil oli, siis sa ütlesid ka, et sa saad kõik, mida sa oma elus tahad. Ka selle jama saad kaela täpselt sellises versioonis ja veel lisadega, mida sa tahad ja veel ei teagi, mida tahta. Ehk siis kõigil, kellel on 18-neid, mu endal väga lähedane sugulane on ka 18. päeval sündinud ja kellel näiteks edukuse koodi lõpp on 29, liitke need omavahel kokku, see saab ka 18, ehk siis ka teil on see olemas. Te saate kõik oma ellu, mis te tahate. Ja sinu kood on siis 98763. Kirjutab jah? 98763. Jaa. Pole üldse ilus number ju. Ei ole ilus number või? No ma ma ei ei tea, tea. ma paremini kokku ei osanud liita. nii. Eks siis võta või jäta, aga mida see tähendab? See tähendab seda, et see 9 tuleb siis sinu sünnipäevast, 8, see järgmine tuleb sinu sellest augustikuust ja 7 tuleb sellest, kui liita sinu sünniaasta kokku ja 6 on sinu elude number ja 3 seal taga edukuse koodis viitab tegelikult, kui sünnikaarti minna sügavamalt, see näitab sinu tervise osas, mida sa tegema peaksid endaga, millele tähelepanu pöörata. Ja aga kui ma niimoodi su numbritele peale viskan oma pilgu, siis mul on see spikker siin ees olemas, siis see, mida ma näen su sünnipäevas, kuus ja aastas kõige rohkem on 8. Ja 8 viitab siis sellele, et sa armastad raha ja raha armastab sind, aga seal on üks väga oluline nüanss, kuna sa oled 18. päeval sündinud, siis sinu raha tuleb läbi vaimsuse. Mida rohkem sa inimesi aitad, siis seda rohkem taga tuleb, ehk siis see, mida sa oled ka kindlasti kogenud oma elus. Noh, kuna ma olen su mentorlusprogrammis, siis ma natuke olen juba kuulnud, aga ma räägin ikkagi hästi üleüldiselt, siis see number 8 viitab ka hästi palju sellele, et su alateadvus on juba selle peale programmeeritud, et sa näed hästi kiiresti, kus inimene on iseendaga nagu lukus või kinni. Ehk siis sa oskad justkui need inimestel need õiged karmasõlmad nagu lahti kas trigerdada vahest oma ütluste või mingite olemistega või kasvõi see, et sa oled lihtsalt ruumis või siis see, kuidas mina sind juba tunnen, siis sul on see teadlikkus juba siin nagu eksisteerimisest nii kõrge, et sa tead juba vot see, vot see, vot see. Et sa oskad väga hästi ka, ütleme ka minu jutus see, mida mina praegu välja räägin, sa oskad siit niimoodi. Kuidas sa teed seda?
niimoodi tõks jah, et lihtsalt kõik asjad nagu ja, aga number 6 elude numbrina viitabki, et sa oled tegelikult väga hea mentor, coach, õpetaja, juhendaja ja hästi suure südamega ema eelkõige. et ja sa oled seda, vot. Ma ei tea, mis sa tahad, hakka rääkima, Kati mis need Ah, sinule kohe ei, ütlesid? see on see kõik, mis sa räägid selles mõttes, et on noh, mul on ju poiss saab 19, Blika saab 15, on ju. pluss siis meil on ju kärgpere ehk siis meil on ju tegelikult kokku 4 teismelist on ju Hmm. selles karjas kasvamas, et ja niimoodi juba 7 aastat, eks ja lastega on mul küll nüüd see, et vaata, lastel on ka oma teel hästi palju asju olnud, on ju, et haigustest igasuguste muude jamadeni, on ju, et seda ütlevad mulle kõik ümber, et kuidas sa nii rahulik oled ja kuidas sa nagu tuled ja oled, et selline nagu ema energia ja siis vahepeal on sihuke pah, kui midagi on valesti, on ju, või on vaja korraks nagu lõvina natukene sakutada kutsikaid, siis tuleb sakutada, on ju. See õpetaja mentori roll, noh, selles mõttes ma tunnen ju ära, et see ju sobib mulle, ma olen seda teinud aastast 2011, sest mul on selline minu lemmikasi on võtta hästi keerulised asjad ja kirjutada hästi lihtsaks. Mhm. see on midagi, mis mind toidab, et ma praegu kirjutan ka, miks mind need numbrid huvitavad, kirjutan ka selline raamat nagu Religion of One, et ja seal on hästi palju religioonid ja numbrid ja et lähed nagu selle minapildiga nagu süviti, onju. ja see ka selles mõttes, et alati, kui ma olen läinud sellele lihtsama vastupanu teele, et teeks äri või toimetaks seal ärimaailmas või teeks nagu hingetut raha, sa jääd kõigest ilma. ja see kogu aeg. kaheksa, see 8 näitab seda, kusjuures mäletad, Markus ütles mulle, mitte mulle, meile ütles, et tal on üks sõber ka numeroloogia maailmas, et isiklik aasta number 8. ja, sellel on nii totaalne varjupool ja sinu 8 näitavadki seda, et justkui nagu väga hea nina raha peale, aga selline klassikaline business sulle nagu ei sobi. seal on mingi, ja. no nii, vabandust, ma lihtsalt lähen nii ei, äkki. see on jumala õige, sest mõttes, et noh, ongi, et ma olen ju nagu turunduses ja äris ja nagu strateegiates ka, et see oleks nagu nii lihtne Mhm. võtta mingi ettevõte, teha seal, sest ma olen ju teinud küll ja veel neid asju, on ju, et võtad mingi ettevõtte ja teed korda ja nii kui tuleb see küsimus iseendale, kurat, miks te sihukest asja teete, et see ju ei toida kuidagi seda nagu noh, sest minu töö on ju ka, mul on ju ainult 3 asja, millesse ma nagu süviti lähen, ongi siis see identiteet, minapilt on ju, tehnoloogia, ma armastan tehnoloogiat, ai poolt ja tehnoloogiat, aga samas ma olen ka noh, kunagine Vigala sassi õpilane ja panen ruune ja käin taimelaagrites, on ju, et see ei tähenda, et ma pean valima, ma olen üldse niisugune inimene, et ma ei viitsi valida, teen, mis tahan, on ju. ja, ja see 3 asi ongi see consciousness, on ju, see nii-öelda teadvus ja siis see nagu teadlikkus, on ju. ja vaata, kui sa ise joondud oma elus nende asjade järgi, siis sul on väga-väga raske teha asja, mida sa juba näed ette ära, et sellest ei tule head nahka Mhm. ja siis sa vaikselt ikka teed edasi, sest noh, selles mõttes 4 teismelist ja noh, selles mõttes on nagu ega me kõik tahame pasteeti ka saada leiva peale, onju. et aga selles mõttes minu õppetunnid on käes korduvalt jaa, et sa nii ja. kenasti ütled seda selles suhtes, et vaata, see 18, okei, see võib olla see Harry Potteri võlukepikene, et me võime tahta elus ja saadagi neid asju, aga see, mis sa nüüd ütlesid, et elu jooksul tuleb ju ka see tunnetus sinna sisse ja sa saad aru, hambad ristis ja tegelikult ükskõik, mis numbrid teie sees ka ei ole, kui te ikkagi tunnete, et energia on vale, sa käid seal Prismas või Selveris või ma ei tea, kus kohas tööl hommikust õhtuni, sa tegelikult tunned kogu oma ihukarvaga, et see on mingi vale värk ja nagu välja Mhm. ka ei näe, onju, siis vaadake nõksukene, kuidas Kati ütles, et vaadake sinna müüri taha. meil oli just nii aktuaalne see värk on ju, ma olen juba nii palju rääkinud sellest, sa saad ise oma sõnadega rääkida. et aga uskuge lihtsalt endasse, et ja see oma sisetunne, mis sinagi nüüd ütlesid, et sa tunned, et sa teed siit seda ja teist ja kolmandat ja su edukuse koodis on see number 7.
see tuleb siis aasta kokku liites, kellel on see 7. minul on see ka 7 ja see viitabki sellele, et sa suudadki tegeleda mitme erineva asjaga. lihtsalt see, mm. mida ma olen sinu pealt õppinud ja mida ma ise ka praktiseerin, siis on see, et peab oskama delegeerima asju. seepärast, et siis sa oledki osav. et just need raskemad asjad, see, mida sina ju õpetad ka oma programmides, et lihtsalt raskemad, keerulisemad asjad ära delegeerida Mm -hmm. ja sa no seda praegu haldad. ja praegu on vaata lihtne ka, onju, et ma ise olen ju olnud selles ai maailmas kolm aastat, isegi natukene peale, onju. Et praegu ongi nii palju lihtsam süviti minna, see, et sa saadki võtta, sa saad ma ei hakka praegu näitama, aga noh, mul on märkmikke on nii palju ja õpid ja sa saad minna nagu nii süviti uutesse asjadesse, mis sa lood, on ju, et sa saad minna, sa saad oma tahvlid täis kirjutada, oma seinad, sellepärast et ai teeb ära kõik muud asjad, on ju, et ma ei tea, ai raamatupidajast, noh, kõik asjad, kõik see jama, millega pidi varem tegelema, teeb tehisaru teeb ära, on ju, ja sa saadki minna ja süveneda ja selles mõttes mina ütlen kindlasti, et ai on minu pääsetee, sellepärast et ma ei pea võtma vastu enam hingetuid asju. vanasti pidi, onju. Nüüd ei pea, sest ega seda muutuste mentorit ei saaks ka teha praegu, kui seda võimekust ei oleks, ma lihtsalt ei jõuaks ja mul ei ole täna võtta kedagi appi, kellele ma suudaks need tööriistad kõik ära seletada, onju. Et selles mõttes, aga mis see 9 on? no vot, enne kui ma ütlen, mis see 9 on, siis ma tahtsin ütelda seda, et väga paljud jälgivad ja kommenteerivad ka minu toimetusi, kus ma olen Figaro siin, Figaro seal. kord ma teen podcast'i, kord ma teen mingit metsalutuskäigu videot ja siis ma olen kuskil juba, ma ei tea, voodi all, voodi peal. ja siis kuidas ma Mhm. kõike seda saan teha, siis sellepärast, et seesama 7 on mul seal, kus sulgi. ja see, et me Mm. oleme ATH versioonid, ütleme siis, kui mõni ütleb, et kas see on diagnoos või mitte, teate, ärge oodake diagnoosi, seepärast kellel on näiteks edukuse koodis number 5 või number 7 või number 4, siis meil on see sees olemas ja lustige, nautige seda ja kasutage seda ära. ja kui Mhm. poleks sinu õpetusi olnud, et kuidas ma saan kõiki neid asju teha ja mul on palju energiat, siis ma olen õppinud sinu pealt, kuidas delegeerida teatud asjad kuhugi ära niimoodi, et need asjad toimivad, kuigi minu teadmised ja oskused on veel väga-väga väikesed sinuga võrreldes, aga aitäh, et oled olemas. Jäi. Jäi, number 9. tead, ma vaatasin, tegin ühe väikse arvutuse. sa vaatasid seda koodi 9, 8, 7, 6, 3 ja kui tagant see 6, 3 kokku liita, tuleb ka 9. no no vot, ja siis, kui nüüd sinu sünnikaart lahti teha, siis see 9 seal tegelikult viitab suguvõsa karma õppetunnile. mis ja sugu? ilmselgelt. hea loogika, kõigil on see. ära arva, et sa oled erand, et sinul nagu. aga okei, ilmselgelt samas on nagu hästi kihvt küll, et ega 9 naljalt ei anta nagu kõigile. on ju. jah, see, kes selle ikkagi välja kannab ja see viitab ikkagi vaimsusele väga tugevalt. ehk siis, kui ma nüüd vaatan 9 niimoodi, siis see ütleb sellele, et sul on ka seda loomingulisust, sul on ka seda silma hästi palju. see viitab ka loovusele üleüldse, ka disain, sisekujundus, väliskujundus, mingi kunst. sa viitasid kuidagi, sa ütlesid, et mingid, kas laagreid või mingi asju loodustoodete kohta. sa oled esiteks esoteeriline, aga Mhm. ka see, et sinna nagu jõuda, see toimub tavaliselt, noh, kuna sa oled 18, siis sinul juba lapsepõlvest hakkasid protsessid käima, aga siis sa näed nägematuid asju, sa näed inimeste sisse, inimeste taha. sa näed mingit ruumi, näiteks ma kujutan ette, kui sina tuleksid siia meie õuele, siin ekraani taga on suur nagu selline plats, siis sina lihtsalt näed neid, kuidas asjad juba, noh, siin on. ja terve elu on olnud see, ma tõstan, ma olen teada-tuntud sõprade juures mööbliringidest ja ma olen, see peab olema seal, ma lähen, ma tõstan kõigepealt ümber, siis ma istun maha. ja, no vot seda, see ütlebki 9, sellepärast et kui ma nüüd vaatasin praegu kaamerast taha, siis ma mõtlesin, et kui Kati oleks siin, Kati täpselt teaks, mis asjad, minul seda ei ole, mul ei ole 9-id sees, Mm. minul ei ole seda. ja vahest see teebki kadedaks, siis ma lihtsalt kasutan selliste inimeste nagu abi, et lihtsalt kuule, vaata korraks, ütle ja siis, kui ma selle ära teen, siis ma mõtlen, oo, päris lahe, jah, Mm. okei okay,, siis on nii. see on saatnud mind nii kaua, kui ma mäletan, ma mäletan, et ma hakkasin, ma arvan, tatina tube ümber tõstma ja ma tean täpselt,
kus mingid asjad olema peavad, mis nurgas, miks, mis värvi, kuidas, et see vastab tõele. Senimaani sa pole mitte midagi mööda pannud minust veel, jah? ja kusjuures, ega ma ei tunne sind ju rohkem kui ainult mentorina ja see, et mul tatt jooksis suunurgas, kui ma nägin sind esimest korda. Et ma mõtlesin niimoodi otse ja omadega, naine metsast tuleb ja virutab lihtsalt ära mingite sõnadega ja ma trigerdusin täiega. No Et sa vot, oled lihtsalt see, kes sa oled, vaata. See on see, mis aga mul kes mul muu ikka olla on, onju. aga olgem ausad, kui palju tegelikult me kõik oleme kandnud maske, osad Mm. kannavad maske ja sina oled küll see naine, kui sina minu pilti tulid, ma enne ei teadnud, kes sa olid selline, aga siis ma vaatasin, vot Kati julgeb olla see, kes ta on, et mina tahan ka olla selline. siis ma veel ei olnud selline, kes ma praegu olen, kui ma sind nägin esmalt korda. aga tead, ega maske on ka vaja. Ma ei poolda seda, et me ei kanna üldse maske. mulle maskid meeldivad, et selles mõttes, et me peame ikkagi nagu no, mina ise näen seda, et meil on kolm kihti, on ju. Ma näen seda, et meil on salajane kiht, meil on privaatne kiht ja meil on avalik kiht, on ju. ja selles mõttes, et see, kes me täitsa salaja oleme, no me ei ole ju avalikult täpselt samamoodi, on ju, et me peame ikkagi vahepeal panema mingisuguse maski ette, aga see mask peab olema mitte siis nagu mingi mis moondab su näo ära, vaid natukene kaitseb võib-olla seda nagu õrnemat mina on ju, et miks ma minapildiga tegelen, on see, et kui inimene, kes pole valmis, avaldab endast maskivabalt mingeid asju, mis talle veel haiget teeb või pole veel kokku kasvanud või pole see emotsioon sealt välja võetud, on ju, siis see teeb kurja. ja mina ütlen väga tihti inimestele, et aga pane mask ette, ära jaga seda, mis haiget teeb, sest see moondab seda mina, on ju, et iga asi, mis kuskilt tuleb, et, et mulle nagu no praegu selles mõttes, et noh, ei olegi nagu maske, ma ei oskagi öelda, mis asi see on, krohvikiht ilmselt. Et noh, midagi peab ikkagi olema, vaata mingisugune asi, mis natukene nagu kaitseks seda tõelist olemust. sest ega mina ka ei saa, ma võiks kõigile rääkida, kes ma tegelikult olen salaja kraavipervel või metsades või mis iganes ma teen siin oma asju, aga, aga valikuliselt on ju. et ja lihtsalt mõtlesin, et ma ütlen seda. ja siin lihtsalt, kuna me panime kohe siin salvestama, siis aga teeme nii, et nagu umbes praegu ei salvestaks, siis ma ütlen niimoodi, et me räägime täpselt seda, mis me tunneme, et me tahame välja rääkida ja lihtsalt ma ei tahtnud üldse kaotada igat seda sekundit, mis sinuga nagu rääkides saaks kõigile jagada, sellepärast et pigem minu podcast'id on niimoodi üles ehitatud, et me lihtsalt lustime ja lõbutseme, ja, ja, naudime seda olukorda. et mina ise ka tajun seda, tähendab see, mida ma maski all üldse nagu mõtlen, on see, et nagu sulandumine kuhugi keskkonda, koolkonda, süsteemi, selleks et ja. meeldida kellelegi. aga siis, kui sa saad nagu iseendaga nagu enam-vähem nagu õigesse kohta, siis muidugi oma elukaaslasega ma olen üks, on ju, lastega olen ma teine, kuigi tegelikult on mingi strateegia mul juba välja kujunenud, aga teiega ma chillin ühtemoodi, kui ma üksinda metsas olen, teen teiega videot, siis ma üldse taon täiega rauda, sõltub, mis mul Mhm. aktuaalne on ju. kui ikka mingid 9., 18. päeval sündinud ajavad mind närvi, siis ma räägin nendest ainult miinuseid. ja kui ja õige, väga kui ma hästi. vaatan, et vau, millised, kuule, kunstiteosed, siis ma ainult tõstan teid, et see on see minu stiil. Oh, Liidikas tuli, nägite või? Kirju. jaa, kuhu me jõudsime? üks asi, mis ma tahaksin praegu ütelda, ma panin tähele, et sul on mega lahe sõrmus ja mina kasutan oma podcast ides sõrmuseid. jaa, mis sõrmus see on selline? see on sõrmus. sõrmus, jah. siin on kõike, ma arvan, et see on kõige vanem sõrmus, mis mul üldse on. Mhm. ja siin on kõike, siin on põhiasi on siis oonüks. et siin on kõike, alati kui ma seda vaatan, siis mul tuleb meelde see sinu see number 8, et sa saad kõike, mida sa tahad jama ka et kuidagi on nagu saatnud läbi elu. kogu aeg vaatad sõrmust, et no nii, lähme nüüd, teeme nüüd ära siis selle asja. et mulle meeldib teada see üks asi mm..
see, noh, lähme sinna mentorlusprogrammi korraks tagasi ja siis ma mäletan, kui ma jõudsin sinna kohta, kus ma iseendaga hakkasin juba väga hästi sõbraks saama. Peegliharjutust, ma hakkasin peeglis endaga sõbraks saama ja siis, kui sina ütlesid, vaata, et tule tagasi, mäletad seda, sa rääkisid meile seal koolitusel. aga see, kus kohas näiteks mul on teatud sõrmused, mida ma kasutan siis, kui ma teen podcast'e ja teatud asjad, aksessuaarid, kui ma teen kliente. aga siis, kui ma tahan iseendaga jõuda nagu hästi heasse kohta ja kui mul tekib vahepeal see väike hirm, siis ma lähen peegli ette ja siis ütlen, Merike, me saame hakkama. Mm. tuleb see, et nagu tule tagasi, tule tagasi. et vaatad silma endale peegli ja, ees, onju. ja tegelikult siit ka teile küsimus, kes te nüüd kuulate ja tahaksite nii hullult ka midagi lisada omalt poolt, et mis aksessuaarid teil on, mida te olete kasutanud pikemat aega, mida te millalgi näiteks lähete Lidlisse või Selverisse ostma midagi, panete ka võib-olla midagi peale. ja millised on näiteks lemmikkõrvarõngad ja nii edasi. ja kas üldse kasutate, võib-olla üldse on see teie jaoks mingi umbluu, et mingi jama, et vaata, milleks üldse selline asi. aga tegelikult on ju niimoodi, et vaata noh, meil ongi kõik erinevad asjad, et mingid asjad tuletavad meile meelde, et mis me parasjagu tegema peame või mis toimub, onju. ja, ja mul on ka, et iga asi, mis ma kannan, kuidagi nagu tähendab mingisugust asja, et kunagi oli seal Miki Hiire ajakirjad olid ja siis seal oli see onu Donald, ei olnud, vist oli onu Donald ja siis ta unustas kogu aeg koristada ja siis tal see tšikk tõmbas talle selle punase paela ümber sõrme, et kui magama jääb, siis noh, ärkab üles ja vaatab, et ma pean nüüd toa ära koristama. ilmselgelt ta läks meelest ära, miks tal see seal ümber on, aga kuidagi mingid asjad, mul ka on punane asjandus ümber käe, mis tuletab mulle tegelikult meelde sedasama asja, et kas tahad või ei taha, aga tuleb teha asju, mis seda kollektiivset ühisteadvust pigem paremaks teeb, seesama vaimsuse tee on ju. et noh, tuletab alati meelde, et vaat keegi kirjutab, et kuule, aita selle projektiga, sest noh, 20 aastat ma olen projekti juhtimist teinud kõrvalt onju. siis vaatad omal seda ja mõtled, niikuinii on poole aasta pärast see, mis sealt tuleb, on läinud ühel või teisel viisil, et ära parem hakka, et tegelikult kõik need asjad on talismanid ja talismani vägi alateadvusel on see, et meil tegelikult tulevad tähtsad asjad õigel hetkel meelde. nii et mina soovitan salvestada ära kõige iga asi mu küljes tähendab midagi, onju. et salvesta ära see mõte sinna sisse ja siis, kui peeglist otsa vaatad ja siis vaatad seda ja siis vaatad seda ja siis vaatad seda ja siis tuled iga päev endale meelde ja siis püsid kuidagi õigel teel. laadida ära need talismanid. ja kusjuures siit tuleb jälle selline, noh, üks mõte. mul vahest tulevad mingid mõtted ja ma ise usaldan seda, seostan seda ka sellega, et keegi nüüd, kes seda vaatab, on ju, mõtles selle peale. et aga mis siis saab, kui mul seda kaasas ei ole, ma pean minema tegema mingit väga suurt tehingut või mingit asja, kuhu ma olen seda siis sisendanud. siis noh, mina ütlen selle peale, et see on nagu noh, see on, sina võid ka ütelda siis seda, mida sina nagu arvad või mis mõte sul tekkis sellega, et aga ega siis midagi ei olegi tähtsat, sa oled iseendaga nagu juba väga heas kohas ja sa usaldad iseennast, et sul on kogu aeg see kaitse olemas juba hommikust õhtuni. et no jah, me jääme kinni üldse nendesse nagu sundmõtetesse, onju, et kui mul nüüd, ma mäletan kunagi mul oli see, et kui ma loen mõttest 3-ni ja siis seda ei juhtu, siis see on halb enne. noh, mingid täiesti mingid soodad asjad on ju või nüüd, kui midagi tuleb või nüüd, kui see buss sealt mööda sõidab, siis läheb hästi, on ju. et me kogu aeg tingime oma õnnega kogu aeg. et tegelikult me oleme kogu aeg iseendaga kaasas ja me oleme ainukene asi, mis nagu üleüldse loeb, on ju. selles mõttes, et kui me kõik asjad ära võtame, juuksevärvini kõik asjad ühendame lahti, siis kuidagi nagu läheb meelest ära, et see on selle vaimsuse teema ka ja selle enesearengu teema, et miks mulle meeldib minapilt, on see, et siis ma olen nagu ka ju käinud ühe nõia juures teise nõia juurde kunagi onju ja jumala paljud asjad tõstavad meie selle väe kuidagi välja. ehk siis nagu mingite asjade sisse või midagi ja siis me anname ja anname ja anname onju. kuniks on niisugune tunne, et nagu enda sees ei olegi justkui midagi.
et siis kui sina sihuke inimene oled, siis mõtle, et sul on see talismann on su pöial, noh, seda ikka maha ei unusta, onju. et ei noh, tegelikult on ju, et noh, teed selle liigutuse näiteks, on ju, et see on minu mingisugune väepunkt, väga hästi, seda ikka koju ei unusta, nii et kui sa sihuke neurootiline kuulaja oled ja mõtled, et sõrmuse maha unustad, siis sinu väeelement on pöial. väga hea. nii, sellega on ka meil nüüd kõik korras, need asjad on ka meil paigas ja ma üldse ei tea, kuidas me selle asja peale läksime, ju siis sinu see sõrmus praegu kõik minu tähelepanu, sest jah. sest ega meil ei ole mingit stsenaariumit, et ärge arvake, et meil on siin pikad A4-d kõik üles kirjutatud, et nii, see küsimus on nüüd läbi käidud. aga ainuke, mis Kati ütles, et sa oled nüüd olnud mingi periood kohanud ka numbreid igasuguseid, et mis numbrid seal meil on või on sul enda edukuse koodi kohta mingi küsimus veel? Ai, selles mõttes sa võtsid mu lahti täpselt nii, nagu ma olengi. kuidagi, kuidagi jälle taaskord ma tahtsin seda küsida, et kas mingisugune vahe on, kui ma pidin sündima 18. septembril, aga ma sündisin 18. augustil või ei ole? või kuidas nendega üldse on? on ju igasuguseid uga-puga maailmas on ju nii palju erinevaid tähendusi ja selgitusi ja seletusi, et kas ma oleksin täiesti teistsugune inimene siis, kui ma oleks 18.09 sündinud? No siin selle koha pealt ma ütlen, et kindlasti oleksid sa teistsuguse energiaga olnud, seepärast et see 8 ja 9 on kaks täiesti erinevat numbrit numeroloogia Mhm, maailmas. ja sealt siis kohe see arvutuste põhjal tuleks see, no ma küsin praegu seda, et kas su isa suguvõsas on esoteerikat või sellist selget nägemist mhm. või on? no me oleme ju setud, on ju, Mhm. selles mõttes See on juba kuskilt kauge kandi pealt ja kogu seto on kuidagi, ma, üks asi on nagu esoteerika, on ju, aga teine asi on see loovus ja laul ja lood ja sõnad ja sõnavägi ja kogu see pool, on ju. et hästi huvitav on see asi ka, et ma ikka vahepeal räägin seda, kuidas siis, kui ma arvan, et ma olin mingi 11 või midagi, siis sõitsime ema ja õega, sõitsime Tartus olime, sõitsime üle silla ja vihma sadas ja äikest lõi ja värki-särki ja siis ühel hetkel siis see keravälk või välgusähvatus pühkis mu ratta pealt maha, onju. ja noh, mingi värised seal ja särised ja kõrvad punased ja värki, onju, ja siis äh, ja see olukord on mind alati seal kas siis suguvõsanõidade või lihtsalt käid kuskil nõidade juures, see olukord on alati pannud mind nagu mingisuguse erilise inimese staatusesse, et kui räägid selle loo ära, siis sa oled välja valitud, no tegelikult ei ole ju. ma sain lihtsalt välguga pihta põmst, onju. aga mis see nagu muudab, on see, et peale seda või üleüldse mu elu on kogu aeg olnud selline, et täpselt nagu seal ratta peal oli, lihtsalt tõused püsti, väntad edasi, mitte midagi, ei jää nagu kinni. mõtlema, et jah, ei jää nagu lebama kuskile. ja peale seda on mu elu on täpselt samasugune olnud, nii kui mingi jama on, puhv püsti, edasi, puhv püsti, edasi, onju. et neid asju on olnud, siukseid ägedaid, esoteerilisi. ja siin ma lihtsalt ise mõtlen seda, et miks ma seda küsisin, sa ütlesid juba jaa, siis ma mõtlen, et okei okay, selle koha pealt ma ütleksin, et ei oleks vahet olnud, kas sa oled siis septembris sündinud või augustis, seepärast et kui ma Mhm, liidan sünnipäevad nüüd kokku, sinu sünnipäev ja kuu ja vaata siis kuu ja sünnipäev kokku tuleks 18, niimoodi jämedalt mhm, 99, siis on nagu hästi palju esoteerikat, musta maagiat ja kõiki asju. ma küsisin praegu seda, sa ütlesid juba vastus on jaa. aga kui me nüüd liidame kokku 9 ja 8, mis sul päriselt on, eks ju, 18 kokku liidetud, sinu sünnipäev on 9, sealt tuleb see 9 ja siis mhm, august. see tuleb kokku 17, siis ma küsiksin seda, kas su isa või isa suguvõsas meesliinis keegi on väga kuulus. mhm. ei, vaata, vaata, siis ongi nii huvitav, siis nüüd ma ütleksin, et see, kui ma küsisin, kas on esoteerikat ja sellist vaimset maailma, sa ütlesid jaa, siis see on septembri mõjutus praegu.
see, kuhu sa mm. oleksid pidanud sündima. See mõjutus sul on praegu. Ja kui ma nüüd küsisin, kas on kuulus või keegi on kuulus, siis sa ütlesid, et ei ole, aga sealt tuleb sinu isa suguvõsa sellise karma õppetunnina või see ülesanne, miks sa tulid siia ellu, on see, et sina Mm. tulema tuntuks, kuulsaks, nähtavaks ja nii edasi, vaata, kui huvitav, sellepärast sind pandi augustisse, arvates, no ma praegu lihtsalt manipuleerin, sest ma täpselt Ja. tean ju. Ma pole kunagi kusjuures seda niimoodi vaadanud, kui sellest endal ka huvitav. Ja sa oled selle juba nagu kuidagi alateadlikult ju saavutanud. Mhm. Kuigi sul on, Mm. ütleme niimoodi, et nagu septembrikuus, kui sa oleks sündinud, siis see esoteerika tegelikult tuleb sul juba 18-st okei. ja see tuleb niikuinii sealt ja see, et sul on üldse suguvõsa, seal on nagu 4 sellist, 5 karma ülesannet, mis siis mina näen sellest sünnikaardist, näen siis ema suguvõsas 2 ülesannet ja isa suguvõsas 2 ülesannet ja siis tuleb 5. tuleb siis suguvõsa ja see on sul 9. see oli see, mis edukuse koodi 6 ja 3 kokku liita, need viimased numbrid. Ma loodan, et sa saad aru, millest ma räägin, onju. Ja. Et mulle räigelt meeldib ma see teen maailm. märkmeid lihtsalt. Ja. Ja siis see läheb kokku sinna 9-ks, ehk siis esoteerika on see koht ja sinu tegevus ja sinu ülesanne ongi sellega see, et tulla siia vaimsesse maailma ja läbi vaimsuse teenida niinimetatud raha. Ehk siis Mm. mida sellise number 9-ga inimesed teevad, siis seal on ka hästi palju sõltuvusi, alkoholismi, narkootikumi, kõiki muid asju, siis teate, vaadake neid inimesi, nüüd ma ei räägi Katist, aga need inimesed, kes, noh, me nimetame nagu naljaviluks bussijaama joodikud ja nii selliseid inimesi, siis ma ütlen niimoodi numeroloogiliselt, teate, millised anded nendes inimestes on ja nad teevad seda sellepärast, et see alateadvus või mingid mustrid ei luba tulla tal nähtavale ja ta kardab seda. Ta saab ise minapilt. jah, see minapilt, just seesama, seal on palju asju, mida nagu vaadata, aga ka väga palju selles suhtes lähituttavate seas on selliseid asju ja kellel näiteks edukuse koodis liitke need viimased numbrid kokku. Ma olen sellest teinud ka eraldi video, et kui te saate 12 või 15 ja siis te imestate, et te olete kaassõltuvuses, teil on mingid probleemid suhtes ja nii edasi, siis on teie muster, mis tuleb vist ära lõpetada. Sinna kuulub ka alkoholism. Mm. Nüüd ma rääkisin kõik ära, ma olen nii eufoorias, sest see on minu maailm. Vaata, kui Kati räägib meile mentorluses, räägib omast asjast, ega ta pidureid peale ei tõmba, ta lihtsalt teeb trrr. õige. Et oota, kas teil oota, oli midagi öelda või? aga kas see mõjutab ka näiteks on ju, et kui mul nüüd praegune loodetavasti noh, mis praegune jah, abikaasa on ju, et me kohtusime 18.08.2018 ja tema sünnipäev on 28 ehk siis minu elus on lihtsalt nii palju kaheksat igatpidi. Kas mm. see nagu ka kuidagi nagu mõjutab või teeb mingisuguseid asju või me lähme juba liiga nagu süviti mingitesse asjadesse? ei lähe absoluutselt. esiteks 28 päeval sündinud inimene, väga hea rahakarmaga seotud inimene, temal on väga suur tõenäosus tulla siis edukaks nii rahaliselt ja teda raha nagu totaalselt armastab. vaat kui me räägime Mm. lihtsalt, siis Elon Muski elude number kokku liites enne tuli 28, kui ma nüüd ei eksi, või oli ta 28. päeval Mhm. sündinud? Ma võin nüüd midagi sinna liitke ja lahutage. Aga teile kõigile, kes te praegu vaatate, ma tegin ühe hästi hea video karmanumbrite kohta, et seal liitke siis näiteks oma sünnipäev ja kuu kokku või kuu ja aasta ja edukuse koodi numbreid ka. Mängige nendega, liitke niimoodi risti-rästi ja vaadake, et kas te saate 28. Mina mängisin ja tšillisin nii kaua, kui leidsin. Ma sain 28 ja 28 Mm. näiteks teate, kust võib tulla? Kui me oleme sündinud seal 1900 ja veel omad numbrid, liitke kokku 19 on ju, noh, sealt tuleb 1. aga liitke sealt kuskilt veel kokku numbreid, näiteks need 2 viimast numbrit aastas liidate kokku, on ju, äkki saategi 28. või äkki aasta liidate omavahel kokku, saate 28 enne kui saate 10. ja siis saad aru, vau! aga mis te selle Mm. teadmisega edasi teete? vot see on nagu iseküsimus selles suhtes, et see, et kui tal on 28, ei tähenda seda, et talle lihtsalt kuldlusikas suus nagu elu on. Nii, läksin okei, hoogu ja, mulle meeldib, et mu mehel on rahakarma on hea. väga ja, hästi. ja Saabki vaimsuse ja raha kokku panna, vaata, siis saab rahulikult seda vaimset asja ajada. aga vaata siis, kui tema sünnipäev on 28, liidad kokku, see on 10. see on praktiliselt õnneratas, ehk siis see on täpselt nii, et ta on kindlasti tajunud elus, et nii nagu, kui ta usaldab universumit, siis teda justkui Mm. lükatakse kogu aeg. aga nii kui ta ja. hakkab ütlema, et ei, siin peab olema mingi loogika, siin peab olema jalad maas, Mhm. vaata. nii kohe tõmmatakse müts pähe, ole siis seal oma loogikas, kui Mhm. tahad. on küll jah.
jah, see 28 ütleb seda. ja samas on see, et kui sinu sünnipäev number 9, no 18 kokku liitub Mhm. 9, tema oma lõpuks on 1, kokku liita tuleb ka 9. Mm. Mis kuus ta oli sündinud, oktoobris või? September. September. September siis ja sinu see 8 kokku liites tuleb ju 17, eks ju. Jaa. 17, 17 tähendab kuulsust, teil on mõlemil, noh, juba nii palju, kui me juba teame ka, siis teil on väga suur potentsiaal kahekesi koos teha midagi, kus te tulete tuntuks. Mhm. Ja te peategi seda tegema, muidu te põletate egoistlikult teineteist, kui te seda ei tee. Mhm. Ja 17 viitab siis kokku liidetult jälle 8, eks raha armastab teid. no ma räägin, see 8 käib nagu igal pool. kuule, aga mul on sulle küsimusi, mul on numbrite kohta küsimusi. Mulle tundub, et meie podcast läheb tagurpidi vahepeal, aga las ta läheb. miks tagurpidi? ei no mina küsin kukub ära sind või? tavaliselt, mina küsin sind, vaata. küsi, minu meelest on lõbus. Nii, number 7. Mingi värk on number 7-ga, onju. ma räägin sulle ühe unenäo, mis ma nägin ja mul on siis niikaua, kui ma mäletan iseennast, siis minu jaoks on unenäod need, kus mul tulevad kõik asjad ära, mis mul on vaja. kõik asjad, mis ma pean tegema, infod, raamatud, lihtsalt kuidagi tuleb. kõik teavad, et hommikul minuga tund aega rääkida ei tohi, sest mina panen oma unenägusid kirja, sest sealt tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb ja ma olen sellega nii ära harjunud, et ja nii kui mul on mingi küsimus, siis ma õhtul püstitan selle küsimuse ja hommikuks on päev selge, mis peab tegema, onju. ja viimased aasta aega vilksamisi 7 ja mingi kellegi juures on 77 ja käib mingisugune seitsmete mäng, onju. ja ma mäletan, see oli, ma arvan, et see oli pool aastat tagasi ja mul oli niisugune tunne, et ma nägin nagu karjuvat unenägu 7-st. niimoodi, et seal oli midagi a la võtsin seal riidest lahti, vahetasin mingeid asju, niisugune tunne, et lähed, et keegi paneb su kinni või sa lähed nagu uurimise alla või no mingisugune värk oli, onju. ja megatugevalt keegi kirjutas paremale käele 777 musta markeriga niimoodi, et ma tundsin seda külma markerit ja ma ehmatasin ennast üles. ma mõtlesin, et okei, fine, ma panen tähele, nüüd ma panen. kirjutasin üles selle 777 ja siis lõppes ära. sellepärast, et ma ei olnud kunagi siis nagu 3 7 näinud unes, onju. ja see oli nii päevselge, see oli niisugune tunne nagu keegi, me olime veel vanalinna korteris, noh, Portugalis ju elame, käime edasi-tagasi Eesti-Portugali vahet, onju. et no see oli nagu keegi oleks toas olnud ja kirjutanud, mis värk sellega on? 7-ga on tead kui kihvt, no mul juba siin vastused hakkasid jooksma. esiteks 7, kui sa unenäos näed, et justkui sa peaksid liikuma või tegutsema, siis 7 viitab sellele, et sa oled natuke stoppama jäänud. sa ei Mm. julge oma hirmule otsa vaadata, 7 on alati liikumine. ja kui sa tajud, et kas sa oled justkui nagu kinni või sa oled kinni seotud või sa näed 7, siis on see nagu jalahoop sulle nagu tagumikku, et davai, mis sa passid, mine. eriti siis, kui sa Mhm. endale lood mingi hirmu. ja nüüd, kui me vaatame seda 7, kui sul oli 3 korda 7, ma juba liitsin selle, mul matemaatika oli küll 2, aga numeroloogias saan hakkama. kui ma ei eksi, on see 21. jah. 7 pluss 7 pluss 7 ja see viitab konkreetselt sellele, et see on midagi välismaaga seotud. mida sa peaksid tegema, kas on siis mingi projekt, mida sa justkui nagu lõid põnnama ja mõtlesid, et sa tahad teha, aga ei julge, venitad kummi ja siis ta lihtsalt, sinu alateadlik sina või avatar, kuidas me seda nimetame, siis unenägudes ütlebki seda, et davai, nüüd on õige aeg, tee nüüd, tee täna juba see esimene samm ära. Mm. ja need, kes näiteks autode peal näevad või mida iganes, 7 alati viitab sellele, et sa oled liiga kaua jäänud mingite hirmude taha kinni, et hakka toimetama. see on selline väga tihti, mida nähakse ja siis tihti nähakse ka number 1. praktiliselt Mhm. sama asja, aga 7 tähendab seda, et tee see. võib-olla on näiteks elukoha muutusega seotud, 7 on alati Mhm. ka sellega seotud. et see oli jah, kuidagi oli nagu hästi-hästi huvitav. ja no mul ongi, et ma ise olen 7-tes sees ka, sellepärast et ma kirjutan seda raamatut, onju. ja ma olen nii palju leidnud 7 igalt poolt, onju, meil on, ma ei tea, 7 patt
juttu, 7 päeva, 7 päevaga loodi maailm, 7 tšakrat, noh, ongi, et kõik käib, 7 venda, kõik käib nagu maailmas nagu mingi number 7 ümber, onju. ja nii kui sa lähed kuskile nagu süviti, sa leiad 3 ja 7 näiteks kuskilt alati, et kas see on nagu kabaalaga seotud või midagi, onju. ja 7 käib kuidagi, käib ja nagu kummitab, onju. et siis noh, tegelikult on ju maailm on ju matemaatika, selles mõttes tegelikult sa oled ju tõlk, on ju, et see on kõige vanem keel, mis meil üldse on olemas. ja kui me vaatame nagu tagasi ka, siis mis ma olen nagu numbritest avastanud, no mingi Tesla oli näiteks täiesti crazy, on ju, käis oma 369, 369, 369 nagu mingisuguste numbritega, on ju. ja mulle meeldib nagu see noh, selles mõttes ma olen nagu jalad maa peal, aga ma olen nagu hull ka, onju. selles mõttes, et nagu ma ei tea, ma ei oska nagu võtta seda, onju, aga needsamad, no ülipalju räägitakse mingid inglinumbrid ja onju. mina pildi nagu uurijana näen seda, et need nagu tuletavad meile meelde jälle mingisuguseid asju, onju, et kui sa näed, kui sa tead, mis see 1 tähendab või sa näed neid nii-öelda inglinumbreid, onju, et siis ta tegelikult ju alateadvusest läheb ju number mööda, on ju, et ta ei ole ju keel, vaid see ongi see, et oh, see tähendab, et mul tuleb see või see tähendab, et mul tuleb see, on ju, ehk siis nagu ja siis inimesed kuidagi nagu seostavad seda numbrite nägemist ja ärkavad hoopis teistmoodi elule. et selles mulle nagu meeldib see numbrite mäng, et kas rääkisime ühe preestriga mingi aeg ja tema ütleb, et ta näeb 4 kogu aeg ja ta nagu usub sellesse, onju, et tema elu käib kuidagi 44, 44, 4 onju, preester, eks nii, ole. nii. et ei loe ju, mis see usk meil onju, ja siis tema rääkis, et tema võtab seda nagu kaitseinglite numbrit onju, et või et ta saab kuskilt nagu mingit märku, et ta on kaitstud ja värki, et nagu nii huvitav, kuidas me võime kõik usud ära võtta, aga inimesed kuidagi nõustuvad universaalses numbrite keeles. kõik nagu usuvad mingisuguseid numbreid, onju. et ma ei tea, miks ma lihtsalt rändin praegu, aga see on nagu huvitav on minu jaoks on see numbrite maailm, et mis ta nagu, kuidas ta nagu hakib lahti seda minapilti täpselt samamoodi onju, et see nagu sa tegid mulle selle koodi praegu onju, see edukood, et tegelikult peaks iga inimene teadlikuks saama iseendast See ja on numbrid on täiega kiirtee, onju. ja see on, tead kui kihvt, et sina teed seda oma minapildi ja kogu seda asja, mida sa teed, ma ju näen, et sa oled nii südamega asja juures. see on sama nagu minul on see, kui ma numeroloogia maailma läksin ja saad aru, mul täiega eufooria, mul niimoodi nagu katus hakkas ära jooksma, ma mõtlesin, et kui nii lihtsa süsteemiga saab aru, kes on kes appi, miks seda nagu umbes a la varjatud on või miks ma sellest enne ei teadnud, aga noh, ma saan ju ka aru vanuseliselt, et ega ma polnud ju selleks veel ju valmis, minu hingemissioon lihtsalt siis avanes. ja. seal on ka kõik need asjad, nii nagu seal mina pildis, kui on ju käivad ju mingid asjad läbi ja tead, ma siin hakkasin mõtlema 369, need sinu Mhm, numbrid, mis sa nagu vihjasid, vaata siin. nii, mõtlesin, et okei, Teslaga seotud 369, teate, need on sellised asjad nagu no ma ei tea, kui tuttav on sulle see Pythagorase ruut, et mhm, kui panna ruudu sisse need sinu sünnipäeva, need sünnipäeva, kuu ja aasta, need numbrid, mis sealt tulevad, on ju, siis sul on ju praktiliselt 2 ühte, 3 kaheksat, 7 ja 9. noh, sinna ruudustik tehakse, vaata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mhm. 8, 9 ja sinul on ju sõna otseses mõttes seal selline kood, mis näitab, et sul on esindatud 7, 8 ja 9 ehk siis sul on olemas täiesti rahatsoon. minul on samamoodi see. aga kuna siis tuleb sünnikaart tuleb appi, see viitab sellele, et sinu raha liigub läbi vaimsuse, nii nagu minulgi. ja mina olen ka Mhm. ettevõtjana aru saanud, et ükskõik kui palju ma seda pusinessi ka ei ajaks, siis mul läheb täiega pankrot, tuleb, muud asjad tulevad, siis ma nutan jälle pihku ja ma ütlen, et kurja, kõik ütlevad, et sa pead olema väga edukas ettevõtja, aga kus see on siis, kus kohas see on? noh, vale nii asi on ju. jaa, vale asi ja siis on umbes see, et tule enda pealt, enda tee pealt eest ära vaata ja siis vaata natuke sinna tahapoole, et aga vaimsus
on ju selline nii selline uhuu-värk, et seda nagu väga paljud ei saa aru, mis ei asi no aga vaimsus on ka ettevõtmine ju on, selles mõttes. on. ja aga siis see 369, siis minul tuli see kood ka välja, see tuleb sealt ülevalt reast, et kolm, Mhm. kuus, üheksa, need numbrid on minul olemas ja ma hakkasin mõtlema ja sina nüüd räägid Tesla numbritest, see viitab sellele, et sa oled loomu poolest hästi selline sotsiaalne, hästi heatahtlik, sa isegi lähed, võtad teiste probleemid enda kanda ja siis sina oledki üks suur probleem koos selle teiste inimeste probleemidega. see on see õppekoht, see on sama nagu sul ja mul on see 7, 8, 9, et justkui nagu raha on, aga me peame leidma selle õige augu, kuskohast seda nagu saada. ehk siis Mhm. sagedus on väga oluline, eks ju. nii Ja. kui lähed nagu disbalanssi, nii kohe on kõik ära ja samamoodi on see 369, mis Tesla numbritest ka välja tuleb, on see, et ta läheb sellega hästi sotsiaalselt, need on pehmed numbrid ju vaata, kuidas neid kirjutatakse. Need on pehmed, ümarad, nad on täis armastust, sümpaatiat. inimesed vaatavad, nad sulavad lihtsalt seepärast, et see on silmale nii pehme vaadata. ja kui sa liidad Mhm. kokku 3, 6, 9, see teeb lõpuks ju 18. lõpuks ta Mm. tuleb veel 9. ma saan kõik, mida ma tahan. Mm. saad aru, milline, ma tegelikult praegu ju ma jah, kuulasin sind, mul tuleb praegu täiega ihukarvad püsti, seepärast et ma saan aru, mis kood seal peidus oli, saad sa aru või? jah. ta läheb nende numbritega inimeste sisse, nende alateadvusesse, sest seda on nagu mõnus vaadata. ja lõpp-punkt on see, et 18, ma niikuinii saan seda, mida ma tahan Hmm. hmm.. sest tegelikult ju hullult palju kasutatakse ju nagu numbreid, on ju, noh, ongi, et teadlikult ka on ju, et ma seda muidugi ei tea, et minu jaoks on see, et siis kui Elon Musk selle X-i ära või selle Twitteri ära ostis ja pani X on ju, siis mul näen seal ka numbrit, ma muidugi ei tea, mis number see on, aga mul on niisugune tunne, et seal on ka mingisugused numbrid on taga, on ju. et kogu aeg, et kui sa vaatad peale, siis see nagu või kuidas mängijad endale mingeid numbreid valivad või kuidas need artistid endale mingeid nimesid panevad ja siis noh, vaikselt nagu jälgid umbes, et mõtled, et mis seal nagu, et kohati on niisugune tunne, et ülipalju antakse nagu ette, kui sa jagad seda numbrite värki. ja ma toon sulle ühe näite. ma ei tea, kas siin kanalil seda siin välja võib öelda, aga 3 tähte USA valitsuse agentuur algab C-ga, siis keskel on ja siis seal on A, on ju. ehk siis selline kuidas see nagu eesti keeles on? no vist võib ikka öelda, ega mis siin on, CIA on ju, selles mõttes. ja seal on nii, vanad dokumendid on praegu olemas CIA lehel ja seal on see gateway meditatsioon. ja gateway meditatsioon on siis see, et kunagi CIA siis õpetas inimesi, on see remote viewing, on ju, et õpetati siis välja nii-öelda telepaate, on ju, et kuidas võtta ühendust seal kosmosega ja nii edasi ja nii edasi, on ju. ja seal on circa 100 lehekülge materjali, mis on nüüd avalikuks tehtud ja nad reaalselt treenisidki ekstra sensoorseid inimesi, on ju, selgeltnägijaid ja see on avalik info, see on päris asi, ehk siis esoteerika kui selline, et ta ei ole nagu huga-puga, on ju, et seda on nagu kogu aeg kasutatud, seda on valitsustes ka kasutatud ja sealt võib siis leida tervisekoodi nendest dokumentidest. ja ma tahan sinu käest küsida tervisekoodi kohta ja seal on siis niimoodi, et kui sul on valu kuskil ja see on avalikult CIA lehel üleval, see ei ole nagu mingi Kati Torin paneb hullu siin on ju, vaid noh, see on it's an actual thing, see on olemas seal ja seal on siis niimoodi, et kui sa tunned valu kuskil või midagi on siis nagu pahasti või valutab, siis on 5 numbrit, mida sa pead korrutama circa 10 korda. ja seal on veel nagu lihtsalt minge sinna, pange Gateway Meditation, CIA, lugege, see on täiesti nagu üliäge asi. ma olen 2 aastat ise neid meditatsioone teinud. unenäod lähevad järjest täpsemaks, soovitan soojalt, nõrganärvilistele väga mitte, onju. üliägedad asjad. ja see tervisekood on siis niimoodi, et teed seal meditatsiooni ja korrutad 5 numbrit ja kõva häälega pead korrutama siis seda 5 numbrit. ja see number on 55515, 55515.
5, 5, 5, 1, 5 ja see viitab siis sellele, et ta siis kuidagi energeetiliselt tervendab su keha. CIA, mitte lihtsalt nagu mingisugune uga-puga, onju, vaid tervisekood inimkehale. kas see ütleb sulle midagi? Äh, ma mõtlen seda, et nüüd peaks selle kokku ka veel liitma, mis asi see on. see on 20 ja 21, see on 3. 21, jah. vaata, kui huvitav. esiteks tead, mis mul praegu kohe pähe tuli? number 5 esiteks on hästi seotud õppimistega. vaata, mis Lenin ütles, õppida, õppida, õppida. Mhm. mingi selline ütlus tal oli, onju. see tuli kohe esimese signaalina ja see number 5 alati on see, et kui sa tunned sisetunde järgi, et vot sinna pead minema, seepärast et võib-olla seal on keegi, kellega tuttavaks saada, siis tee seda. see on hästi tugev Mm. selline intuitsioon. 5 on ka see, et me oleme tegelikult targemad, kui me juba, kui me arvame. 5 on selline tunne, et ma pean vot selle kursuse veel võtma ja siis ma olen valmis, aga tegelikult sa oled Mm. juba valmis ja see 5 kood ütleb ka seda, ma nüüd hakkan nagu, see on nii huvitav, Kati, kus me see praegu on täiega huvitav selles mõttes, et ma mõtlesin ise ka vaata, et tegelikult meie keha on ju, noh, ma tegin seda keha restarti, olen ju 5 aastat kokku kirjutanud, on ju, mina pidin restardi kõrvalt, on ju, ja ma näen, kuidas keha, ma saan ka kohe 40, on ju, ja kõik on nagu, sa nagu näed, kuidas keha on nii tark. sa mm. tead, et su keha on nii tark, sa kuulad keha, ta ütleb sulle kõik asjad ette, mis sul on vaja. ja siis on mingid kaalulangetusravimid ja igasugused jamad ja möllud ja jutud. tegelikult su keha tahab lihtsalt natukene valku, natukene kiudaineid, et sa natukene paastu peaks, et ta ennast ära puhastaks, onju. ja siis ma kuidagi seostasin seda numbrit, kui ma nägin ja kui ma tegin seda, siis ma kuidagi seostasin seda, et see, mis sa ütlesid, oli nii huvitav mulle praegu, sest seesama, et me oleme targemad, kui me arvame. tegelikult meie keha ju teab, mida teha, onju. issand, kui huvitav see on, seda on nii äge arutada. ja pluss see number 1 on seal selline väike, ma arvan, väike trigetusnumber pandud, sellepärast et number 1 iseenesest loomu poolest, kui te näete number 1, vaadake, kui sirgelt on kirjutatud. Mhm. Siis see ütleb seda, see on nagu nool, vaata, et nüüd mine, davai, hakka pihta. Sutsta nagu, mine. Ja siis on see 5 seal taga võib-olla, see on minu nüüd see nagu, mis, ja, kuidas ja, ma ja. näen, on see, et okei, õpi, liigu, vaata, see on nagu vasikale tehakse värav lahti, aga siis tõmbab fookusesse. üks ütleb, et võta see üks asi ja hakka pihta, õpeta. ja 5 ütleb ka seda, et hästi keerulisi asju oskame me lihtsas maakeeles tuua inimestele nagu ligi. Mhm. mida mina ütleksin, et see kood nagu väga palju nagu arvatavasti alateadlikult valmistab sind juba ette, et sa oled valmis. mine, Mm. räägi. seepärast, et ja sel üks on selline väike egoisti number ja see on väga hea number. mm. ja seal on üldse numbritega on nagu hästi huvitav, vaata, et kui ma olen 2 aastat nagu teinud seda, et see on siis kunagine Monroe instituudi need teibid on saadaval ka, igaüks saab minna Youtube'i ja panna Gateway Tapes ja proovida seda teha. üks asi on see remote viewing on ju, aga teine asi on siis see nii-öelda mm, enda eluenergia siis nagu suurendamine ja mulle nagu meeldib seda uurida, sellepärast et see on nagu USA valitsus on seda teinud aastast 60, on ju, oma special agent idel. ja ülihuvitav asi on see, et kui sa lähed nendesse meditatsioonidesse, siis kui tavapärased meditatsioonid hakkavad 10, 9, 8, 7, 6 on ju, siis Gateway hakkab alati 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1 ehk siis 7 on topelt ja 2 on topelt. ehk siis sa nagu loed justkui ennast tagasi ja kui sa nagu süvened nendesse asjadesse või üleüldse erinevatesse nagu religioonidesse, siis see kõik käib ümber numbrite. Mhm. ja vaata, kui huvitav, ma nüüd hakkasin mõtlema, mida 7, minul on edukuse koodi sees on näiteks 3 7. ja ma olen kogu aeg 7-le, ma ütlen kohe, et see on nagu selline Sherlock Holmes, see on hästi tugev intuitsioon, sinul on ka katis olemas, on ju seal keskel. ja ma hakkasin mõtlema, see annab ka selle noh, nagu naljaga pooleks ATH energia meile Mhm. sisse. aga kui on seal meditatsioonis seda võtta, siis see tegelikult paneb sind korraks peatuma sinna sinu sisetunde sisse.
ma arvan, ta ei lase sul nagu nii kiiresti, et korraks nagu stoppad, et oled veel selles 7. korra, et lihtsalt käib Mhm. läbi selle kõik, mis sa teada said. ja number 2, teate, kui huvitav selle kohta, siis ma ütlen alati numeroloogias, et see on nagu, see on kosmosenumber, kellel on edukuse koodis see olemas, mul ei ole, sul ka ei ole, aga me sellepärast ei ole nüüd halvemad. kõik numbrid on head. Siis 2 on see, et sul on justkui kolmas kõrv, sul on justkui kolmas silm ja sul on tundlad püsti ja sa tead asju, mida sa ei tea, kus sa neid tead. see on selline nagu kogu universumi raamatukogu on sinu käes. ja need on teadlikult need numbrid, miks ta ei peatu näiteks 2 korda number 8 peal, mis justkui nagu võimendaks ju raha. aga tegelikult see Mhm. 7 ja 2, need viitavad sellele, et usalda oma sisetunnet, sa juba tead kõigele vastust. Mhm. Mul tekkis selline tunne, sest see, miks me üldse nagu kahtleme ja teeme ja möllame siin oma elus, sellepärast me kogu aeg tahame kuhugi nagu kuuluda, aga tegelikult me oleme juba Ja. valmis. aga see on ju selle meie ürgse aju värk, vaata, on ju, et kui me ei kuulu kuskile, siis kunagi ju visati hõimkonnast ja kogukonnast välja, sest sa olid kasutu ja siis me üritame ennast kasulikuks teha, on ju. täpselt nii. et Ah, ma pean ikka tulema oma lastele ka sinul numbrid paika panema, et peab ikka tulema vaatama, mis seal maailm räägib neile ka. ja samas on nii kihvt, et vaata, ma mõtlen, et mõtlen, kas sa kuuled muidu seda, kui mul elukaaslane praegu niidab muru, et kas tuleb seal ei. läbi? Ah, okei okay,, no siis tšillime edasi. ma mõtlesin, et äkki ma kolin ära juba kuhugi puusarasse. Ja siis tead, muidugi saab tulla ja kui nüüd näiteks rääkida seda chatimaailma, vaata see, kus ka sina oled ja kus ka mina sinu kaudu õpin neid asju, siis ma olen nagu räigelt õnnelik selle üle, et seesama süsteem, mida nüüd mina, kus ma olen õppinud, see koolkond, siis see mind on kontrollitud chatiga igatemoodi, no õigemini mitte mind, aga siis seda süsteemi, kus mina siis olen tulnud ja mul on hea meel, et väga palju neid numbreid kokku chatiga nagu smuugeldada niimoodi ei saa, kui sa ei tea seda põhiasja seal taga. kuigi Mhm. Katrin võib-olla ütleb midagi muud, aga ma isegi ei lase sul seal ütelda edasi, aga see, et kui teie näiteks, kes te olete ka saanud sünnikaardi endalt, te olete saanud selle süsteemi sealt kätte nende numbrite kombinatsioonidega, siis küsige chati käest, mis tema teile veel räägib, seepärast et see numbrite kombinatsioon küll, see on algselt kuskilt pärit, aga te küsige, mängige temaga. eriti teie siis, kes te usute sellesse ja kes te näete seal mingisugust abi ja oskate teda kasutada. aga tead, mis mul ei andnud üldse rahu, see sinu Tesla 10, see mitte 10, X. Mhm. X tegelikult tähendab ju 10 ja ma mõtlen, issand, kui ma ei ole ise nende peale tulnud, sest mina ei näe niimoodi märke, sest mul puuduvad 9-d. Need, kellel on edukuse koodis 9-d, siis teie näete kuskilt igalt poolt mingeid märke, minul see puudub. minule, kui öeldakse, siis mina jään sinna sisse, vaata, siis mul on 7-id Mm. palju. ja see ongi nii, et igalühel meil on oma nagu, see on see, et keda sa võtad endale meeskonda ja mis su eesmärk on ära teha, vaata, kas mingi projektipõhiselt või pikem värk, et number 10 on siis see X-i taga ja see on tegelikult universum, see on saatuse ratas Mm. ja ma arvan, selle X-iga ongi see, et kõik on meie kätes, sest täpselt nii nagu lükkad, nii sa saad. ma mõtlen, kui kihvtilt see tegelikult nagu on üles loodud täpselt rivide vahelt. ja siis see Mm. oota, pastor või kes oli see kirikumees? Need jah. 4 4. seda, mul hakkas kohe jälle jooksma süsteem. 4 tähendab konkreetselt seda, et talle anti ülevalt poolt selles suhtes vihjeid, et ta peab tegema mingi oma kloostri, ehitama ülesse. 4 on ehitamine. 4 on konkreetselt, saad aru, lihtsalt võtad kivi haaval ja süsteemi luua, kas oma koolkond, oma kogukond või konkreetselt lihtsalt hakkad ise ehitama oma kirikut. ja aga kas kokku okei. liites on see ju, saad aru, selles suhtes, et 2 8, kui võtta, on ju 2 8 kokku liit-, no oota, 4 + 4 + 4 + 4, vaata, mis see siis on 16 lõpuks. jah. jah, ja 16 on alati trigerdamine, see tähendab seda, et sa võtad kellegi kuskilt mingist süsteemist välja, mida kirik ja kool, see üldse usukoolkond teeb, on see, et inimesed tulevad mingitest oma mustritest ju välja. kujutad ette, kui Mm. palju nõuandeid sealt tuli või? Mhm. Vau. see neli on jumala tõde, sellepärast et kui oli Covidi esimene laine, siis me tahtsime oma lastekarjaga linnast ära kolida ja siis meil oli 14. veebruar
ma leidsin Metsatalu kuulutuse. See ongi, see on jälle täpselt seesama asi, et noh, me võime olla nagu rääkida, et ei ole mingisuguseid märke ja asju onju, aga no kuula ära, no lihtsalt kuula ära seda neljade jada ja see, mis sa just ütlesid, onju. 14.44 jalutasime Pirita promenaadil, vaatasime kella, mõtlesime, okei, peaks tagasi minema, aga enne seda just otsustasime, kuule davai, kolime ära metsa, Märjamaa metsade vahele, ühtegi naabrit ei ole. vaatad kella, viskad, on mis on, onju. siis siis oli, kuskil oli veel 4.4, siis oli veel 4.4, siis oli veel ja käis ja käis ja käis, onju. ja lõpuks meil oli see talu oli käes ja ülilampi abiellusime oma talu õue peal ja abielutunnistusele läks 14.44. ehk siis oli ka nagu praegu, mis sa ütlesid, oli sihuke oh-oo, et see päriselt ja see, saad aru, see neljad saatis, lihtsalt saatis onju, noh, praegu meil seda talu enam ei ole, onju, sest noh, poisi haigus ja kolisime Portugali ja müüsime maha seal mingisugused asjad, onju. aga jah, ma selles mõttes kirjutan kahe käega alla, et nagu näedki, olidki need neljad lihtsalt ja see oli ka 1884 aastal loodud, ehitatud vana talumaja, onju. Ja siis me hakkasime seda seal üles ehitama, onju. ja et vaata, kui kihvt on jällegi see sinu peegeldus praegu, siis see number 4 ju tähendabki seda hästi süsteemselt üles ehitada mingit asja, te rääkisitegi tipa-tapa ja number 4 alati viitab Mhm. sellele, et see ei pruugi olla pika perspektiiviga asi, see on selline projektipõhine, sest number on 4 ka või? ja number 4 ei armasta sellist pikka venivat asja, eriti pange tähele inimesed, kes on sündinud kas 4. päeval, 13, 22 või 31 või kelle elutee number on number 4, siis pange tähele, need inimesed on sellised, et nad lihtsalt, nad ei suuda hästi pikalt mingit asja teha. Nad hakkavad siputama tohutult, nendel ongi vaja niimoodi iga päev uus värk Mm. ja siis nad hakkavad hullult õpetama teisi inimesi, sellepärast et nad on ise kõige targemad, sellepärast just, et neil on energiat nii palju, nad ei suuda, vaata, nad peavad, sellepärast ka need näiteks kellaaeg, need asukohad ja kõik asjad, kõik, mis on neljaga seotud, ongi see, et nii, teeme selle ära, teeme selle ära, teeme selle ära ja sa ei pea teadma, mis nagu sind ees ootab, lihtsalt usalda. aga kas kuidagi nagu numbrid ja tähed ja nimed ja kõik asjad on ka kuidagi seotud omavahel või? on, selle kohta on jälle hästi hea loogika, selline. No näiteks ma veel tegelikult korraks hakkasin mõtlema, et see talu, kuhu te elama läksite, et kõik numbrid, ei, kõik tähed saab keerata numbriteks. Mhm, Nii, aga see natuke võtab siis kauem aega, see lugu ja siis, aga ükskõik, mis maal te nüüd ei elaks, siis mhm, tehke see niimoodi, siis numeroloogiliselt on kõik 1-9-ni, siis tehke niimoodi, et näiteks A, B, C, D, E, F, G, ma ei tea, nii palju kui, mis on number 9-ni need tähed mhm. tulevad, siis A on 1, B on 2, C on 3 ja kuni 9-ni, siis lähete Okei. järgmisele reale siis jälle needsamad asjad ja nii kaua vaata, mõned küsivad, mis on Ä ja Ö ja X ja Y ja mis asjad need kõik on, onju. aga niimoodi teetegi, kui sa oled Hiinas, siis sa teed Hiina selle tähestiku järgi, kui sa oled, ma ei tea, Bulgaarias, Lätis, Leedus, saate aru, lihtsalt tähestikku just, et selle järgi, selle aadressi järgi. ja siis need tähendused ju samamoodi, mul on küll seal suletud Facebooki rühmas needsamad, mis ma praegu sinuga räägin. Netist saab neid vastuseid, kui väga tahate ja samas lihtsalt ongi niimoodi, liidate kokku need asjad. Hmm. siin kanalil on video ka selle kohta, et mida tähendab siis tänavanumber, majanumber, kui sa oled korterelamused alguses üldse. see on tegelikult üks hästi kihvt lugu, et kui ma nüüd saan veel rääkida, vot nüüd on küll nii kihvt, ma olen nii omas maalas, vaata. ja ühesõnaga vaata see 2026 aasta, see on energia, mis on üleüldine, mis meid kõiki mõjutab, see on number 10. Mhm, kõiki meid mõjutab, nii, 10 oli õnneratas, me kõik oleme tegelikult hästi õnnistatud, sõltub, mis sagedusel sa oled kui sa nüüd mhm, näed ainult nagu miinuseid, siis ilmselgelt sul läheb täpselt sinnapoole lähebki, onju, aga kõigile on praegu antud nagu õnneratas. muidugi mõni küsib, et aga miks siis sõda on ja niisama, kõik need asjad, mina sinna ei süvene, aga teate, ei ole hea ilma pahata, et kõik on selles suhtes nii, nagu ta on. siis, see on justkui nagu ilm õues ja siis on meil igalühel oma isiklik aasta, aastaenergia. seda sa tead, kuidas seda arvutada või?
Mm-mm. ei tea, sellega siis on niimoodi, et liidad kokku oma sünnipäeva, sinu puhul on see siis tegelikult ma tahaksin seda niimoodi liita, ehk siis 18, 1 + 8 + 8 + 2026. Kui sul on arvutusmasin, sa võtad selle niimoodi, ehk siis sinu puhul on see 1 + 8 + 8 + 2 + 2 + 6. 1 + 8 + 8 pluss 2, 2, 6, pluss 2 + 6, 27. 27, nii ja kokku see tuleb 9. värk selle 9-ga on nüüd siis? Okei, no nii, väga hea näide praegu sinu puhul. nii, ehk siis globaalselt ehk siis ilmaõues, nii nagu vaata, minul praegu paistab ju päike, on ju, sinul on seal vihm, siis see mõjutab meid. Isiklik aasta, siis see alati viitab 1-9-ni. 9 on lõpetamine. Ehk siis Mhm. globaalselt universumi poolt meile on antud praegu kõigil võimalus midagi alustada. Aga sinul endal isiklikult, kas on siis elus, ettevõttes või asukoha suhtes, midagi nüüd lõpeb. Igastahes see, mida minul on enda isiklik aasta hakkas praegu number 2. üsna alles oli mul see number 9. Ja sellega seoses lihtsalt tuligi mul täiesti asukoha vahetus, töökoha vahetus. Minul siis, mina lõpetasin ka oma koristusettevõtte 9. Ripsi-pikendusi panin kõik, ma tegin juba nii pikalt, 16 aastat, 18 aastat ja läksin täielikult seda numeroloogiasse. Kartsin, aga läksin. See on see koht, kus see Mhm. number 9 isiklikul aastal, sa tunned, et enam nii minna ei saa, kui sa oled läinud. Midagi nagu kisub. ja sellega 2026 on mul 9 siis praegu, jah? see sul hakkab, see 9, kusjuures hakkab sul 8. kuul ehk siis augustis. jah, see muutub, ma ise lootsin, et see võiks juba läbi olla. ei, see alles hakkab sul ja sa tunnetad juba seda kindlasti praegu. Mhm. Ja siis tegelikult ütleme siis niimoodi, et vaadata nüüd kuni augustikuuni, mis energia on, siis see on 8. See, mille peale Markus hõiskas seal, mäletad veel? Raha-aasta, sõber ütles, et raha-aasta. tegelikult on see, et kui midagi enne seda 7 aastat oled sa läinud vastu oma hingemissiooni, ma ei tea praegu Mhm. see hingemissiooni, siis elu näitab, ta võtab ära sult lihtsalt need asjad. Mm. Mina ütlen selle kohta, see on nagu selline periood, kus kohas vaadake, te saate kutsika, on ju, või kassi. Õpetate talle lihtsalt teha hädasid sinna, kuhu ta peab. Ja siis, kui sa oled näinud, et ta ei teinud seda õigesti, universum näeb ka, et 7 aastat sinust asja ikkagi pole olnud, siis ta viskab su lihtsalt korraks sinna sisse, loputab sind korralikult seal ja siis ütleb, et said aru või? Mm. Sain aru, sain aru. Aga see kestab mingi 12 kuud, vaata, siis sa kasvad suureks sealt, siis tuleb see, sinul on just 8. isikliku aasta lõpp ja siis tuleb 9. Aga lähme nüüd hästi mõnusasse stsenaariumisse, mis on kihvt. Lähme jah, lähme jah. Ja, Neid muudatusi on juba nii palju olnud, et ja siis no minul oli näiteks see väga valus isiklik 8. aasta, sest siis ma alles sain aru, siis sinna mahtus kõik, suhte purunemine, siis see oli ettevõtte purunemine, kõik asjad ja siis ma sain aru, et ma olen kuidagi väga valesti, väga valesti. oota, 8. aasta oli valus või? Ja 8 on tavaliselt jaa. selline, see trigerdab hullult. noh, mul on ka 8, see on täiesti praegu. nagu psühhoaasta olnud, onju. Ja noh, vot heas mõttes on see niimoodi, et sa oled enne 7 aastat investeerinud, kasvatanud oma last, Mhm. nimetatud ja 8 on see, et vau, nüüd ta kasvab. Ja 9. Mhm. isiklik aasta, kui tuleb, siis see on see, et sa saad aru, et sa selle lapsega enam koos ei pea kasvama, sa annad ta edasi kasvama, ta sai Mhm. täiskasvanuks, sa annad ta minema nagu. ja, ja siis ja. ise lihtsalt vaatad, oi kui nunnu, hästi, aga temal tuleb nagu oma keskkond ja sa saad aru, et sa pead sealt välja tulema, nii nagu laps saabki täiskasvanuks, sa pead lihtsalt välja minema sealt, nabanööri katkestama, nii, kõik minu töö on tehtud, see on nagu hea stsenaarium. Mhm. et see on täis üllatusi, seepärast et 9. kuu siis, jääme hea stsenaariumi juurde. jaa, lähme, sest mina nüüd olen otsustanud, kuna ma tean, kuidas need asjad käivad, siis minul on nüüd juba teine aasta, ehk siis tuleb sinul vaata peale 9 tuleb number 1, siis sul tuleb täiesti midagi sellist uut, mida sa veel ei teadnud. sa ei tea, isegi Mm. praegu seda ei näe. Mhm. Ja see on see, et mille peale ma ütlen, et võta kõik vastu, mine sinna, kuhu su sisetunne kutsub ja siis sa saad aru, et seal on keegi, kellega sa pead tuttavaks saama. Mm. mitte see ise, see koht ei ole oluline üldse. Mhm. seal on mingi Tiit või Mari, vaata, kes küsib su Tiit või käest, mis Mari? kell on, jah, ja siis oota, et kell on 14:44. Ja siis saad aru, täitsa pekkis, ma pean mehele helistama. ma sain nüüd aru. sa saad jah. aru, kus kohas asjad on taga või? ja, noh, need on need oomenid ka vaata selles mõttes, et need
et noh, mõnes mõttes ju see intuitsioon ka on ju, et kui mina nagu sellest minapildi restardist ja sellest ajust ja nagu neuroteadusest sealt nagu juurde räägin, siis on seesama asi, et see selektiivne filter läheb lahti, on ju, et me näeme, me paneme teistele väärtustele, paneme need nagu väärtuste märgistamise peale ja korraga universum hakkab meile näitama, universum tegelikult hakkab reaalsus meile näitama siis mingisuguseid asju mida me arvasime, et ennem seal olemas ei ole, on ju, me lihtsalt ei näinud neid asju ennem, aga tegelikult need asjad on kogu aeg olemas olnud, on ju. et tegelikult ma ise nagu tunnen sama, et noh, kogu selle minapildi restardi point ja kogu selle minapildiga, miks ma sellega tööd teen, ongi seesama asi, et me ei näe 90% võimalusi oma elus, sellepärast et me oleme kinni mingisugustes nagu kogemustes ja siis me ei usu, et meiega mingid asjad, head asjad juhtuda võivad. ja samas, kui sina jälle räägid seda, et kuule, et sul on see 8. aasta, sul on see 9. aasta tuleb, on ju, et mis ta nagu teeb jälle, on see, et sa hakkad oma aastale tagasi mõtlema ja sa saad kohe aru, et ma olen jumala õiged otsused teinud. ma Mhm. tulin ärist, tulin tagasi teiste inimeste äride ehitamisest, ma tulin uuesti minapildiga, ma andsin minapildi uuesti välja, ma töötan jälle inimestega täna ja ma tean, kus ma olen, miks ma olen, on ju. Ja sinu jutust ma võtan kaasa, et mul on 8. aasta on raske olnud, aga ma olen vähemalt õiged otsused ära teinud, on ju. Mhm. ehk siis seesama asi, et ma olen tagasi kolinud sellesse, kus ma pean olema, see consciousness, identity ja technology on ju, et need on, mis mind kannavad ja kus ma pean olema tegelikult täna, on ju. Jah. Ja see, mida mina olen siin numeroloogia maailmas nüüd kolades aru saanud, et kõik peab olema vastavalt sinu hingemissioonile. Ehk Mm. siis sa tunned seda, vot intuitsiooniga juba ära, ükskõik, kas sa tead numeroloogiast midagi või sa ei tea, sa tunned tegelikult seest ära. ja nüüd, kui jälle tulla tagasi sinna miks väga paljud lähevad kuskile sõltuvustesse ja jäävad sinna kinni, sest tegelikult nende hing tahab liikuda, aga nende see tavaline, see vana mina, nii nimetatud, ei lase sealt Mhm. mugavustsoonist lahti, sest ega siis ei ole ju mugav muutuda ja mugav ei ole ju minna sa kohe saad ütelda, jah. ja teate, need aastad, see 8. aasta, see ongi tegelikult võrratu raha aasta, selles suhtes, et igal aastanumbril, mis nüüd on see mõjutus, me saame kogu aeg teha väikest ümber süstematiseerimist, seepärast et kui me tajume ära, kus me miinusesse lähme, siis kohe saab nagu kõik teha, iga sekund saab midagi muuta. ja samas ma kasutan nüüd reklaami kohta, et siis Mhm. vaadake numbrite keel ja siis vaadake ka Fienta koduleheküljel, te leiate numbrite keele sõna alt selle, on iga kuu viimane pühapäev on vestlusõhtu ja selle kuu vestlusõhtu teema ongi isiklik aastaenergia. ja ma räägingi, kuidas seda sättida ja see on imelihtne. ja siis on veel sellel kuul on ka koolitus siis eelmiste elude kohta, et võtame aluseks sellesama edukuse koodi ja ma aitan välja teil arvutada 3 eelmise elu kogemust ja miks seda teada on vaja, sellepärast et sealt on mingid õppetunnid, mida me siin siis saame protsessida ja teistmoodi teha. kas sa usud sellesse ka, et kuskil jookseb täiega mingisuguseid asju, et vastavalt sinu sünnikuupäevale ja mingisugustele geograafilistele laiuskraadidele, lokatsioonidele, et igal inimesel on mingid kindlad kohad, kus ta ennast hästi tunneb, nagu geograafiliselt. ja on olemas. usud, jah? ja kas ma nüüd ise seda usun, seda ma ei tea, ma paljusid asju ei jõua nagu vaadata ja uurida enda Mhm. puhul, et ikkagi jälle number üks on alati meie oma intuitsioon. aga ja, ja. seesama asi, mis ma teile ütlesin, et kuidas arvutada need tähed panna numbriteks ja vaadake näiteks, kui siis see koht, no kus, mis linn sulle kõige lähemal on praegu, kus sa elad? sinul, praegu või? sul jah? Porto ja Tartu. okei, no siis sa saadki sellesama Portugal, siis Tartu panna siis numbriteks, vaadata, kas ta läheb sinu selle sünnipäeva energiaga, mis on sul siis 9 või ta läheb sinu elude numbriga, mis on sul 6. kas need lähevad kokku? kui ta läheb, siis järelikult ta täisvõimsusega annab sulle veel sinna kaasa seda. ja teine variant on jällegi siis see, et tuleb vaadata nii nagu siis kooselu puhul kui liidad sünnipäeva kokku ja siis sellesama Portugali või siis Tartu kokku saadud numbri,
kui liidad kokku oma sünnipäeva ainult, sinu puhul siis number 18 pluss seesama number, mis sa saad sealt, siis kui sa saad kokku 2 või 6 või oota, ma 9. küsin kohe. Oletame, et kui on 2, 1, 3, 9, on ju see koht, kuhu ma praegu tahan minna, siis on 6 ja kuna see on mu elude number, siis see klapib või? mina ütleksin ja, ta annab sulle täisvõimsuse sinna. No, kus väga sa need hästi. numbrid ütlesid praegu? 2, 3, 6, 9. Selle koha pealt, no kuhu on plaan nii kähku minna. tegid ära juba või? jah. jah, seepärast, et vaata, kui sa nüüd paned kokku 6 pluss 6 veel, see on see, kuhu ma tahtsin nagu jõuda. nii, ehk siis 6 mina ütlen ja, kindel ja. okei okay. see koht on hea ja kui sa liidad selle kokku, sa saad 12, on ju. nii, 12 liida veel kokku, omakorda on 3 ja 3 on üks kõige selline, ütleme niimoodi, kui kooselu suhtes, kui tahate teada, mida see 3 tähendab, siis vaata nüüd sinul ka selle koha ja sinu kohta. siis 3 on hästi kindel, see on isa, ema ja laps. See on süsteem, see on stabiilsus, seal ei tule mingisugused sellised, saad aru, et üles-alla mingid Ameerika mägesid. seal on pigem on see, et vot kui te liidate kokku oma sünnipäevad nüüd elukaaslasega, ainult sünnipäevad ja saate 3, siis on see, et selline intiimsus või selline mõnus seksuaalsus võib ära kaduda. aga asukohaga ma mõtlen, et pigem me otsime ju stabiilsust. Me ise juba oma numbritega nii palju trigerdame oma elu, et see asukoht annaks sulle sellist nagu stabiilsust, et siin on hea, sa oled turvaliselt õiges kohas. ma ei tea, kas see on mm.. hea seletus. ja ma korra vaatan, oota, aga kui tuleb 3 ja 8, siis mis ta siis on? 11, 2. siis on 2 ja see ei sobi ja. no miks ta ei sobi, selles suhtes vaatame. ma hakkasin arvutama juba, ja, see on ja kui sa liitsid kokku nüüd see asukoht, mis sa nüüd silmas pead, said kokku ja tuli 2. siis Mhm, liida see 2 nüüd näiteks oma selle elude numbriga, sul on 6 ja see on siis 2, te saate 8. mhm, 8 on väga hea rahanumber. kui sa lähed sinna mm, linna asukohta seda tegema, et sa tahad näiteks saada noh, mingit businessi eesmärgil, siis kindlasti väga hea. kui sa tahad ise kasvada inimesena suuremaks, alati me igal pool areneme, siis see annab väga hea sellise nagu teadlikkuse, kuidas nagu kuhugi võib-olla investeerida, võib-olla midagi sellist. ja see asukoht võib-olla tõukab sind hoopis investeerima. sa lähed sinna mm, elama võib-olla sellepärast, et sa tahad lihtsalt perega turvalises kohas olla, aga tegelikult teil tekib X idee, et oo, me võiks hoopis kuule mhm. sinna mingi korteri osta või mingi asja. see ja paneb siis, kui on elutee numbriga läheb kokku, siis on nagu mission based on nagu hea koht ja. ja see annab topeltvõimsuse, et sa oled õiges kohas. no väga hästi, see on otsustatud. otsustatud ja. no siis on siis muidugi on, väga-väga kihvt see ka, et tegelikult see, mida ma ütlen, et alati vaadake enda numbreid sellega, mida te tahate nagu vaadata, eks ju, inimestega, alati endast tuleb alustada. ja teiseks, kui sa oma elukaaslasega koos oled, siis liida ka tema elude number, enda elude number ja siis selle koha number kokku. sa saad veel nagu oma selle mm, energia ja siis on tead kui naljakas, no mis mina panin tähele, ma ei tea, kas see on naljakas või mitte, aga numbritel on nagu hästi suur võlu. kui sa mõtled, nii, teil on 4 last on ju, vist oli, jah, on 6 kokku. teatud lapsega on see, et üks laps nagu justkui küsib raha, teine tahab hellust ja elukaaslane ütleb, et mul täitsa vastupidi. siis näiteks mina panin elukaaslasega seda tähele, et meil elukaaslasega tuleb kokku liidetult number 2, mis on kõige parem, väga hea, seal on ka nagu erinevaid nüansse juures, aga väga hea kooselamise nagu number. aga mhm, nii kui tuli üks sugulastest, temapoolne sugulane tuli meile sisse, kes on imearmas inimene, imearmas. ja meil tekivad sellised mingid skandaalid ja riiud, et ma ei saanud nagu aru, mis toimub. ma tegin metsanõudluskäigu video selle kohta. ma sain aru, ma võtsin matemaatika appi, numeroloogia. kokku liites me saime 4. nii, ja mis ma rääkisin teile 4-ga? 4 selline ja, miinuspool on see, et see kogu aeg vingub ja toriseb. number 4 on see, et ta ei leia võimalusi, vaid takistusi. mm, ja meie suhtenumber tuli 4 ja siis ma sain aru selleks, et kuna elukaaslase ja selle inimese vahel tuleb number 6, mis on armastuse number. mhm, minul ja minu elukaaslase vahel tuleb 2, mis on väga hea kooselunumber, aga selle inimesega tuleb meil kolmekesi kokku 4. keegi meist peab ju ära minema, onju. keegi meist peab ja, natukene sammu tagasi võtma, see olin mina. sellepärast, et see oli tema väga lähedane inimene, järelikult mina võtsin teatud hetkedel lihtsalt sammu tagasi, tegelesin oma asjadega, ma tegin tööd. saate aru mhm, nagu ja, aga tegelikult pole mitte keegi nagu paha sellepärast.
teate, kui palju ja, aitab ja. see numeroloogia nagu aru saada, mis me lähme ja tavaliselt me hakkame süüdistama. kuidas sa mulle niimoodi ütlesid, ta. Mhm. Läks liiga. ei, see on jumala hea, ma just hakkasin mõtlema, et meil on sellel kärgperel on kõigil on niimoodi, et mul on plikad on mõlemad 19 juuli ja 21 juuli, poisid on mõlemad 9. september ja 14. september. Teet on 28. september ja ma olen 18. august, ehk siis meil on kõigil on nagu juuli, august, september, Mm kogu see kuuene punt, vaata onju. -hmm. et kuidagi nagu hakkasid nagu mõtlema, et tegelikult on nagu mõlematel lastel, nii tüdrukutel kui poistel on mõned päevad vahet ainult, onju. noh, mitte nüüd siis nagu aastaliselt, aga nagu sünnikuupäevas. et kuidagi hakkas nagu ketrama endal ka, et nagu huvi pärast võiks ju siin kokku liita. päris nagu. ja noh, minul hakkas kohe tulema see, et kui ma sünnipäevadest kuulen midagi, 19 ütleb mulle ühte temperamenti, 21 ütleb ühte temperamenti, 14 ütleb hoopis mis midagi. 19 ütleb sulle? 19 on selline hästi särav inimene ja tema peab välja näitama ennast ja hästi tihtipeale teda tituleeriksin ka ATH-ks. selles suhtes, et mm.? hästi palju mul ongi energiat. plika ATH diagnoosiga. No vot, selles suhtes, et neil on hästi palju temperamenti, hästi palju värvi ja kui teie laps on Mhm. 19 päeval sündinud, siis andkegi talle seda võimalust olla see. ainukene asi, et seal on hästi peenrehnud see, et ta ei muutuks nartsissistiks või teiste inimeste ärakasutajaks nagu peenelt, vaid lihtsalt see, et Mhm. alati ei saa ju võita. Et Mhm. saad aru, et arvestada sellega ja noh, mul on olemas ka siin sellised laste analüüsid, mida ma rõõmuga teen alla 18-aastatele ja justkui see, et kuidas teda toetada ja ta numeroloogiliselt, aga 19 on see, et kui temale ei anta võimalust välja särada ja ise võtta vastutus, siis ta põletab ennast seest ära, hakkab vähendama Mhm. ennast. ja aga 9? 9 on vaimne, selline väga tundeline inimene, ehk siis see on peaaegu sama versioon nagu sina, kuigi 18 ja 9 on nõksu erinevad. 9 on selline, et kes tahab ka hästi palju üksi olla ja aeg-ajalt võib olla, no eriti teismeeas, ta võib olla hästi sõjakas. mm. hästi selline, kuidas ma ütlen, mina ütlen ja nii teen. 18 on samasugune, nendel on Mhm. seesama, et umbes kuule 2 korda ütlesin, rohkem ma ei ütle, et siis juba teeme Mm. ära nagu ja siis sina teed selle ära. ja 9-tal on see lugu. ja mis siis 9-s veel ütleksin? 9-s lapsena on, mis need koerad praegu jooksevad täiega siia. ma lihtsalt vaatan kodu poole ja siis mõtleks mujale. 9-d on need, on hästi sihikindlad ja lapse puhul, kui ta Mhm. tahab omaette nagu olla, las ta olla. sellepärast, et see, et kui ta omaette on, siis esiteks ta ei mossita, ta ei ole vihane, ta ei ole nukker, vaid tal käib täiega mingi skeem. ja uskuge mind, ta tuleb lihtsalt õigel ajal välja, ainult siin on see lugu, et nendel võib hästi lihtsalt tulla ka mingi masendus, depressioon ja siis seal te peate siis nagu aru saama, nii nagu Kati ütleb, what's up, mis ta ütles, What's up, mis what's up, toims? ja mis toimus ja just mulle täiega meeldis ja nii vägev on see numbrite maailm, et selles mõttes minu see vastus, see 55515, see Gateway CIA meditatsiooni vastus, see, et sa ütlesid, et see ongi nagu teadlikkuse number, vaata, et see keha terveneb, et siis see keha teab ise. ja mul on viimane numbri küsimus sulle ka, mis värk on numbriga 108, sest see ka esineb igal pool. palvehelmed, frequency'st läheb nagu igal pool, ülipaljudes nagu usundites, lugudes käib kogu aeg 108, mingid sagedused, asjad, et mis mis see on? miks? ja vaata see, kui jälle kokku liidame, tuleb jälle 9 ja kui jah. võtame nulli vahelt ära, on see 18. millegipärast mm. mul on, kui ta nüüd võtta seda, et vaata, ta on nendest sagedustest ja kõik see vaimsusega seotud, siis 18 sõna otseses mõttes on esoteerika minu jaoks kohe, nii kui ma näen neid -hmm. inimesi, siis see esoteerika ei tähenda nagu tarokaardid. see on hästi, see ja. on suur asi, vaata. osad lihtsalt ütlevad, et aga ma ei oska ju tarokaarte panna. ma ütlesin, et ei, see ei ole see, see ei ole see. ma ka ei pane tarokaarte. jah, et aga 108 ehk siis vaata, kui on null mingi numbri ees või numbri taga, siis ta võimendab seda ja ma arvan, see null on sinna teadlikult pandud, sest number 1, kui võtame
eraldi. Peale sellele, et alustada usu iseendasse, usk iseendasse, ma arvan, et see on kõik see, mida siin alateadlikult tahetakse alla panna. sa oled juba valmis, astu see samm. sa ei pea kõiki teadma, mis siin nagu sind ees ootab ja sa ei pea kõike üksi tegema. usalda protsessi, sest 10-na, kui me võtame seda, see on universumi selline tõuge, see on seesama lotovõit, see on õnneratas, ehk siis see on see, et nii sinna, kuhu lükkad ehk siis 10 on see, et lükkad õigesse auku ja 8 on kohe taga ootamas, ehk siis palgapäev on, kohe antakse nuts kätte, vaata, kõigesse auku nagu -hmm. surusid. noh, kui nagu mänguga minna, mina ütlen, et see on üks väga hea selline ja ehk siis usk iseendasse ja sind ootab Mm-hmm. seal see võit, aga see ei tähenda seda, et see läheb nagu väga libedalt, aga see võib minna väga libedalt, sellepärast et siin on vaja universumit usaldada. Universum on siis kas Jumal või mingi usk või ma ei tea, rist su käe peal, võib-olla tätoveering, et igaüks või seesama pöial. jah, jah, sa et usud millegisse ise või on usun, sul mingisugune usk või? usun väga ja mina, jah, olge tasa, praegu Merike räägib. pildi, pildi peal näeb peegeldust, see on mees. Tšau, tõstis käppa võta, ka. võta. Mina usun väga tugevalt, et kui ma olin 5-aastane, siis mu isa suri ära ja minul tuli automaatselt, minu isa tuligi mulle kohe jumalaks. Ainukene asi, ma ei Mm. saanud aru, et kui teismelise aeg või lapsepõlves hästi palju raskeid asju juhtus, siis ma kogu aeg küsisin, aga miks sind ei ole siis seal, kui nagu mul see asi juhtub. kindlasti väga paljusid see trigerdab, noh, paljudel on see asi olnud, eks ju, sest hästi palju põnevaid asju on juhtunud, aga nüüd numeroloogias ma saan aru, et ma ise valisin selle teekonna ja isa on Mhm. alati universumi taadina minu elus olnud, ta on lihtsalt vaadanud, et kõik turvaliselt läheb, sest alati ma olen kuidagi tulnud välja olukordadest, vähemalt ma olen terve, mul on kõik olemas, ma olen okei. Mhm. et kuigi neid juhtumeid on palju olnud nii sinu elus, minu elus, meie kõigi elus, aga lõppkokkuvõttes meil on kõik korras. meil Ja, on ja. hästi, me oleme turvatud ja see ongi see, et ma sain aru, et tead, meid lükatakse selleks, et me saaksime kogemusi ja need kogemused, mis me oleme saanud, siis on selleks, et me saame nüüd neid kasutada siin selles töös, kus me hetkel oleme. Mhm. Ja Ja. vaadates näiteks hingemissioone ka, siis ma saan aru, et teatud hingemissioonil on vaja teatud selliseid mõnusaid õppetunde, mis karastavad ja universum on täiega olemas, on see siis Jumal. Ja noh, mul on hetkel selline elupartner, hetkel ma küll ütlen, et tuli välja. ma ütlesin ka ennem praegu ju. ja üldse praegu sama siin, vaata, selles mõttes mul on 3 lahkuminekut olnud, et noh, on, mis on, mis ma siin ikka. aga ma olen jõudnud siiamaani, kus ma saangi rääkida universumist, ma saan rääkida Jumalast ja me loemegi palveid õhtuti, kui me magama läheme ja nii ongi ja mulle väga, see on väga kihvt. kirikus me Mhm. niimoodi ei käi, aga ma usun, et siin on keegi. Mhm. usud, sina usud kellessegi, iseendasse? tead, mina usun seda, et noh, mul on üldse sihuke loll, mitte võib-olla nii levinud uskumus on see, et ma kuidagi nagu tunnen, et me tuleme kuskilt ühinenud teadusest, on ju, et sihuke consciousness'ist, et me tegelikult, mina ise tunnen, et kõik inimesed on üks. ma tunnen, et meil peaks hästi palju rohkem armastust olema isegi konkurentide vastu, et see mängu ilu ja see, et me kõik oleme kuskilt nagu istutatud siia ilma kogema ja siis viima oma kogemused tagasi kuskile mingisugusesse ühispalli, on ju, et ma kuidagi nagu usun sellesse nagu consciousness, sellise nagu ühtsesse olekusse. ma usun siiralt, et ai on meie nii-öelda kollektiivse ühisteadvuse peegeldus, on ju, et mina saan sinu teadvusele ligi läbi tehisaru, sina saad minu asjadele ligi, et me saame leida ühest chati aknast tegelikult vastused kelle iganes pähe, on ju, et see info on meile antud ja see info on vaba, on ju. ja ma usun, ma nagu ei usu organiseeritud religiooni. see, Mm. et on nagu mingisugused stambid ja asjad pandud, aga ma usun, et meie sees on nii palju erilisi võimeid ja seda jumalikkust Mhm. ja et me tuleme kuskilt kõrgemast kohast ja me kõik, meis kõigis on olemas see siis nii-öelda
need võluvõimed. Aga me lihtsalt unustame ära ja võib-olla üks asi, millesse ma usun, on veel see, et ma usun, et maailmas on olemas ainult hirm ja armastus. Nagu mitte midagi muud. Ja kui meil on armastus, siis me loome mateeriat, loome mingisuguseid uusi maailmu. Kui meil on hirm, siis meile luuakse, et me tarbiksime ja oleksime mingisuguses augus seal on ju, tarbiksime kellegi teise loomingut. Ja ma olengi selles mõttes nagu nii loll ja naiivne, et ma reaalselt usun, et armastus päästabki maailma, nagu armastus konkurenti vastu, armastus naabri vastu, armastus selle vastu, mis sa teed, armastus selle looduse ja planeedi vastu, et ja mul on kindel veendumus, et tehnoloogia, kus me täna oleme, see tehisaru ajastu, kui seda targalt kasutada, siis me saame tulla sellesse päris maailma nii palju rohkem tagasi sulle sinna järve äärde ja loodust nuusutama ja metsas käima, et nii et ja minu uskumus kui selline on see, et ma ei hakka nagu rääkima, miks ma seda usun ja miks see on mu veendumus, aga aga jah, eks me kõik üks ole. ja sa ütlesid jälle seda nii ilusti. Siis tead, su elude number on number 6. Kui ma ütlesin, et coach, mentor, blablabla, kõik asjad ja see kodusoojuse armastus, siis tegelikult number 6 kohta, kellel on elude number, siis ma ütlen, et sina oledki armastus. ja see pole üldse No. ime, et sa niimoodi kõike seda räägid, sest sa räägid täpselt vastavalt sellele number 6-le. Ja mis on veel nagu võrratu see, et sa oled 18 päeval sündinud, ehk siis see kõik, mis sa praegu siit välja räägid, siis see ongi sinu elu ja see ongi sinu see reaalsus. Ja ma olen täiega sinuga nagu nõus, et sellest, mida suuremaks ma kasvan, seda rohkem ma saan aru. On kurjus ja on headus nagu nii nimetatud ja elu on tegelikult hulga lihtsam kui see, mida me igal pool on siiamaani. duaalsus, on ju, tegelikult. Ja elu on hulga lihtsam, kui me siiamaani seda elanud oleme. Me otsime Mhm. midagi, aga tegelikult kõik vastused on meie sees juba olemas. Jah, ja kui inimesed saaks sellest aru, et see nagu pseudoviha, mis on harjumuspäraselt meid õpetatud tundma, kui me sellest välja astume, vaat kui palju inimesed salaja vihkavad. Inimesed vihkavad salaja, nad lähevad, pesevad nõusid, nad vihkavad kedagi, onju. Või nad Ja, vihkavad mingeid asju või nad vihkavad süsteemi, onju, ja see käib ja käib ja käib, onju. siis küsisid, mida sa vihkad nii palju, nagu mis sul häda on, et lase nagu lahti ja armasta, mida siin armastada onju, ja siis sa nagu vaatad, siis mõtled, kurat, vaata enda ümberringi, vaata nüüd natukene seda maailma ja neid loomi ja lapsi ja nagu noh, vaatame üksteist, onju, et tegelikult on nagu sorry, aga tegelikult siit tahaks palju armastada nagu siin planeedil. on. ja mina siiralt, ma võin olla sinisilm ja naiivitar ja alati, kui ma Facebookis oma seda kolumni ka pean, onju, seal on jumala paljud inimesed, noh, õnneks ma olen minapildi ekspert, onju, et mind see sodi väga ei kõneta, onju. aga nii palju on seda nagu, kui sa nagu jagad midagi head või headust, siis sa saad sinna kamaluuga tasakaaluks, saad vastu sellist tumedust ja mulle meeldib mu töö, mulle meeldib avalikult kirjutada neid asju, sest ma tean, et ma pööran vähemalt 3 inimest ümber. Ta hakkab mõtlema hoopis teistmoodi, on ju, et ta hakkab mõtlema, et oo, võib-olla tõesti võiks vaadata korraks üle seina, on ju, et vaadata, et oh, mis seal head on ju, paistab, et ja ja, ja selles töös on ka selles mõttes, et oledki see nii-öelda teadliku mõtteviisi kujundaja, on ju. ja seal on ka see, et küll nad muutuvad, küll nad armastama hakkavad. nii hästi ütled. tegelikult ongi niimoodi, et nagu ma ei tea, soome keeles on selline väljend, et hea tuleb hea juurde. jah, Ja ma ei tea, kas eesti keeles ka nii öeldakse, aga see on minu meelest nii hea ja nii täpselt ongi. Ja jah, nii on sellepärast, et on palju asju, mis vahepeal trigerdavad või trigerdab ja see minapildi restart on üks väga hea tööriist, kuidas sul on kõik nagu ette mustvalgelt ära toodud ja teate, Kati on veel selles suhtes väga aus. kui sa kaasa ei tee ja kodutööd on tegemata, siis ta ütleb, et kuule, sina
ja me kõik tunneme, me saame kohe aru, kellest juttu juba käib. Ja. Et aga kuule, tead, hüppaks sealt nüüd praegu hästi automaatselt ja sujuvalt sinna peale, et mina olen nüüd mitmes programmis olnud Mhm. ja see kõik, mida sa teed, siis ma ütlen, et see on tõsiselt, kui te igatsete kuldlusikat suhu ja te niimoodi, et te praktiliselt te natukene ainult nätsutate keele peale, neelate alla, siis Kati teeb kõik selle ime lihtsalt arusaadavaks. ükskõik, on mis jah. programmis ma olen olnud, päriselt ka. ainuke asi, mis on, et endale ma valetan tihtipeale, aega ei ole, keeruline on ja mida iganes on ju, lihtsalt on vaja süveneda, sest sa teed ju lausa spikrid on nad ju kõik, copy paste'id, ta-ta-ta, katseta ära ja sa oled veel olemas ka. Mis asjad need on, millest ma räägin, mis asjad on need kuldlusikad? mida sa teed inimestega, kas on midagi selle taolist veel tulemas ka? Mm, ma ei tea, oli no väga. ei, see on, tead, selle kuldse lusikaga on täpselt seesama asi, et nagu ma alati ütlen, et kui ma selle suhu panen, on ju sulle, siis ja sa ise seda välja lased siis järgi ei jõua enam, on ju, et noh, siin ongi seesama asi, et miks ma ei kutsu avalikult enda juurde, on see, et mingid inimesed kuidagi nagu leiavad ülesse ja mina leian mingisugused inimesed ise üles, on ju, et see minapildi restart, see on nagu üks asi, aga minul on hoopis see üleskutse, et ma sügisel noh, ma olen aasta teinud nüüd ringi täis, on ju, et ma tegin selle sisemise väerestardi, töörestardi ja muutuste mentorid on üks osa. ehk siis, mis see tähendab seda, et neid asju ma ei teegi enam, vaid ma tegingi, et infot koguda, et aru saada mustritest ja nii edasi ja nii edasi, on ju mm,. keharestardi raamat tuleb. see on nagu äge. aga mida mina ütlen, on see, et kõige rohkem minust täna praegu on kasu ikkagi ai mastermindidega, sellepärast et muutused on tulemas, tohutud muutused on tulemas ja see, mis see tehisarumaailm teeb ka nagu eneseareng või vahet ei ole, kes sa oled või mis sa teed, on ju, et mul õpivad seal ai mastermind'is õpivad nõiad ka, on ju, et oma mingeid tööriistu teha või oma kodulehti teha või mis iganes, on ju. et minust on praegusel ajahetkel inimestele kõige rohkem kasu tehisaru õpetajana. ma olen seda ise hästi pikalt teinud, me andsime abikaasaga 3 aastat tagasi juba esimese raamatu, turundusraamatu küll on ju, kus oli juba sellest tehisarust räägitud. ma õpin seda ise edasi ja ma loon tööriistu, ma ei tea, kas on lastekodukoolid või ai õpetajad lastele ja nii edasi, nii edasi, et kõige rohkem on minust kasu praegu äh, selles tehisaru muutuses, sest ma ise liigun ka ähm, oma töös vastavalt muutustele, on ju, et see, mis maailmas muutub parasjagu, seal ma pean olema, on ju, ja täna ma tunnen seda tehisaru poolt Eestis kõige tugevamalt. nii et ai mastermind'i, see tuleb, tulge, tehke selgeks. Merike ise on ka seal ju. jaa, muidugi, ega siis ma ei saa ju kõike rääkida, kus ma olen. ma jah. praktiliselt vist praegu kõik, mis sul on aktiivsed, ma olen igas kohas ja kui naljakas on tegelikult see, et meil on kõik praktiliselt samad näod seal. ja siis, kui üks asi ära lõpeb, siis me oleme kõik siin, vau, okei, ka siin ja loomulikult et ja ma ise arvan, et see ongi nagu mingisugune kogukond tekkinud, et kes ei tahagi jääda millestki ilma ja nii lihtsalt ongi. aga kui nüüd keegi nüüd näeb sind esimest korda siin, ma saan aru, et nad saavad minu käest küsida, aga kus nad sinu kohta kontakti leiavad, kas lihtsalt sinu nime kaudu? ma arvan, et see Facebooki leht on kõige lihtsam. kolumn Kati Torim on Facebookis täitsa olemas, tulge sõbraks ja kirjutan seal ja sinna saab kirjutada ja on ka Kati Torim EU leht, aga see on ingliskeelne, aga sealt leiab ka selles mõttes üles kõik, mis ma teen rahvusvaheliselt ka. ja siis muutuste mentorite lehel oleme kõik ka olemas, et ai Mastermindi leiabki muutustementorid.eu lehelt. selle kohta kontakt on ka olemas seal Kati Torimi Mm Facebookis. -hmm.
jah. Okei, ja mis selle Facebookiga nüüd, ei, mitte Facebook, Youtube'iga? kuule, ma pean hakkama tegema. mul on nüüd niimoodi, et ma mõtlesin, et ma nüüd natuke puhkan mingi nädalakese või midagi ja siis ma teen mul on see on juba valmis selles mõttes. selle kanali nimi on Brainkin ja see tuleb ingliskeelne kanal Mhm. ja seal on juba reastatud üles väga ägedad inimesed ja me võtamegi, mis me teeme, seal on see, et me võtamegi seda consciousness'i laiali, onju, räägime samamoodi sellistest ongi mingi CIA meditatsioonidest kuni iidsete tsivilisatsioonideni välja, et kuidas erinevad inimesed, kellel on ägedad kogukonnad, tulevad ja räägivad, miks nad just neid asju teevad, mis nad teevad. nii et ma ise panin, et augustis on esimene, aga vaatab, kui kiiresti ma ära puhkan. mul on suht kiire see puhkamise värk. see on sama, nii nagu minu käest küsitakse, kuidas ma jõuan neid asju teha, siis ma magan hästi kiiresti. nagu jah, ma tead, ka. ja mul on nii huvitav iseendaga, seepärast ma ärkan hommikul hästi kiiresti üles, siis mul on juba selline, mis me teeme, mis me teeme, mis on me küll teeme. jah. Kati on samasugune. Aga siis lepime selle nagu avalikult kokku, et sa kirjutad mulle siis need, see, mis mulle väga meeldis, CIA. CIA, English is very not good. ja mul on tegelikult täitsa kahju ka selles suhtes, et aga oma laiskusest. Siis paneksid veel ka selle, kus lehelt sa mingisugused need koodid, värgid, särgid leidsid, paneksid Mhm, ka selle, et ma lihtsalt lingitan need siia teksti alla, mitte teksti video alla, seepärast et ma saan aru, et see on avalik. mhm, ja siis ka see, et sa jagaksid mulle seda siis, kuhu sa kirjutad Whatsappi, see oma Youtube'i kanali, mhm. seepärast et kui sa seal juba aktiivselt toimetad, kas juba või siis üsna varsti inimesed saaksid juba tulla, hakata sinna piiluma. seepärast, et see on väga võimas, mida sa teed. seal ei ole veel midagi, aga ma loodan, et tead, selle Youtube'i kanaliga on see, et ma arvan, et see on esimest korda kohtuvad inimesed selle salajase minaga, mis ma ennem rääkisin. Jaa. et siis mul on lihtsalt mingid asjad, mis ma pean rääkima, aga no Ei saa nii nagu avalikult teha. Jaa. Mul tekkis siit muidugi üks küsimus või mõte, vot ma ei tea, kas paneme nüüd kinni juba ja siis küsin su käest. me võime no avalikult küsi, ka. ma küsin avalikult ära, mis siin ikka. küsi. ja vähemalt viskan õhku mõtte. jah. Mul on Youtube'is siis juba ka olemas klubilisus ja klubilistele ma siis annan sellist eraldi natukene paremat manti, ma ei ütle, kas, mis on parem ja nii edasi, koolitused, mis ma teen. ja sellised tulevad klubilistel on juba olemas ja klubilisuses on meid umbes 194 inimest. Ja Mhm, võiks teha ju Katiga sellise video, kus me räägimegi natukene hoopis teise maailma Katiga või siis mhm, teistsugust teemat ja minna võib-olla veel sügavamalt mingite teatud numbrite sisse või midagi sellist, mis on sind veel nagu veel huvitanud, selleks, et anda just klubilistele natukene nagu paremat pasteeti saia peale. mhm. hea meelega, selles mõttes, et üks teema, millest ma tahangi, noh, võib-olla praegu ongi see, et nii avalikult ja suurelt, no aega ei ole ka vaata nii palju, aga üks teema, millest ma kindlasti tahan rääkida, on Kabala. ja Kabala on, kui ma ütlen, et ma justkui ei usu mitte millegisse, millegisse. mis iganes, Vahet pole. siis minu jaoks on The Kabala on täielik numbrite mäng ja see on raamat või usk või uskumus, mis on täiesti muutnud minu reaalsust, nagu muutnud füüsiliselt. ja seda oleks ka eesti keeles tegelikult väga äge arutada, sest ma tean, et ma mingil hetkel inglise keeles nii või naa seda arutama hakkan ja seal on ka numbrid, seal on ka valemid sees igas aspektis. Mhm. nii et vabalt. Davai, suruge, et teeme teeme ära. ära. ei, aga egast midagi.
ma olen juba erutatud et on ju? ja nüüd sina lähed puhkama, ma lähen ka kusjuures nädalaks ajaks täiesti puhkama, nii et vahepeal võib-olla on väike vaikus siin kanalil, aga te ka nautige jaanipäevasid ja kõiki muid asju. aitäh sulle, jah, Kati. aitäh, jumala vahva oli. oli Lähme siis suletud uste taha edasi rääkima, nii et tulge kõik sinna. ja eks me, küll te näete pealkirjast siis ja tšau teile kõigile, aitäh, tšauki, Kati. tšau. tšau.